Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on ilmselt tänase päevakorra kõige pikem punkt ja selleks on Elva linna 2014. aasta eelarve esimene lugemine. Ja ettekandjaks on abilinnapea Heiki Hansen. Palun. Aitäh. Lugupeetud volikogu, teie ees on Elva linna 2014. aasta eelarve eelnõu, mis on nüüdseks siis läbinud ka kõik komisjonid. Kui nüüd võrrelda seda eelnõu, mis läks komisjonidesse ja praegu teie ees olevat eelnõud, siis siia on tehtud mõningad muudatused, mis on tingitud siis muutunud kuluvajadustest või siis tollel hetkel mitte teadaoleva teabest tingitud, et personalikulusid on suurendatud spordiliidu 3 töötaja arvelt, kes saavad siis miinimumpalka ja teatavasti miinimumpalk tõuseb ja seda ei olnud eelnevalt eelarvesse arvestatud. Noortekeskuse uuele majale on planeeritud poole kohaga koristaja. Raamatukogu juhataja palgatõus või palk oli seotud miinimumpalgaga, kuna ta kuulub juhtide palgaastmesse, palgaaste oli seotud miinimumpalgaga. Ja kuna miinimumpalk muutus, siis ka selle raamatukogule planeeritud 8% palgatõusu puhul oleks ta jäänud juhtide palgaastmest välja ja sinna on ka leitud lisavahendid, et see palk viia selle palgavahemikuga kooskõlla. Murumuna uuele majandusjuhatajale on palk muutunud seoses ka tööülesannete muutumisega. Gümnaasium on palganud osalise koormusega remondimehe, kes teatavasti selle aasta alguses lahkus ja esialgu me arvasime eelarvesse, et teda ei tule, aga praegu on gümnaasium pidanud ikkagi vajalikuks osalise koormusega see remondimees palgata. Sotsiaaliridade pealt on vähenenud linnaarsti palga või lepingutasu võrra. Teatavasti linnaarst töötas töövõtulepinguga ja see töövõtuleping saab selle aasta lõpuga läbi ja seda lepingut ei pikendata. See koht jääb täitmata. Tähendab, ta oligi töövõtulepinguga, et otseselt ametikohta ei olnudki, aga need ülesanded, mida ta täitis, saab jagada teiste sotsiaalosakonna töötajate vahel ja siis viimase pooleteise aasta suurim ülesanne oli tal kooliõdede töö käivitamine ja selle ta on edukalt läbi viinud ja nad saavad nüüd iseseisvalt eksisteerida, et põhimõtteliselt ei ole vajadust selle koha järgi. Majandamiskulud on suurenenud põhiliselt infotehnoloogia kulude kasvuga seoses siis tarkvara kulude tõusuga. Lasteaedade, gümnaasiumi, majanduse ja kultuurikeskuse kulude muutused kajastavad läbi õpilaskoha maksutulude poolel. Õpilaste arvu muutus tingib tulude vähenemise koguvaheliste toetuste real. Investeeringute eelarves on suurendatud põhivara müügist laekuvat tulu. 14. aastasse jääb Nooruse tänav 13.1 korteri müük, mis on praegu enampakkumisel 28 000 eurot. Vanakoidu 2 korteri müük, see on siis 7500 pluss 8500 eurot. Ja noortekeskuse vanade ruumide müük, mis on praegu välja kuulutatud enampakkumisel 40 000 eurot. Mitte ei ainult noortekeskuse ruumide müük, vaid kogu see vaheosa, kus see noortekeskus asus. Ja siis seoses läbi viidud laenuhangetega on täpsustatud 14. aasta intresside kulu ja põhiosa tagasimakseid.
et ka seda siis, et arvestatud oli esialgu 200 000 laenu võtmisega, praegu võeti 195 100. Et need on siis muudatused, mis on linnavalitsus praegusel hetkel sinna eelnõusse sisse viinud. Palju ettepanekuid tuli ka komisjonide poolt. Kahjuks ükski neist ettepanekutest ei olnud päris niiviisi vormistatud, nagu seadus seda ette näeks, välja arvatud Rein Aabel, kes oli toonud konkreetsed summad konkreetsete tegevuste peale. Ja kuna need ettepanekud baseerusid kõik linnavalitsuse remondirahal, siis ja üldiselt kõikide komisjonide ettepanekud kasutasid seda raha enda valdkonnas 100% praktiliselt, siis tegelikult oleks praegu vajalik esimesel lugemisel, et volikogu võtaks vastu otsuse, kas seda linnavalitsuse ruumide remonti toetatakse või mitte. Ja kui seda ei toetata, siis enne teist lugemist saab esitada konkreetsed ettepanekud selle summa ulatuses. Et minu poolt praegu kõik. Ei, see on küll paika ei pea, kõik ainult seda remondiraha nagu jahtid, seal oli ikkagi veel ettepanekuid. Ja konkreetselt, mis nendes ettepanekutes, mis läbi komisjonide teieni jõudis, siis mis seal ei olnud selgelt või oli see nii ebaselgelt esitatud need eelnõud? Sa väitsid just, et need ei ole nagu läbivaadatavad ettepanekud. Tähendab, enamus ettepanekutes oli kirjas, et linnavalitsuse remondiraha ja siis oli terve pikk loetelu, kuhu seda raha võiks jagada, aga seal ei olnud taga summasid, mis summadest ta mingi rea peale siis jagada või kas nende ridade peale üldse sellest rahast jagub. Minu käes ei ole küll, ma tean seda, mis komisjon või missuguse asjaga pidi spordikomisjon välja minema praegu selle asjaga, et mul seda konkreetset vormistust ei ole, aga võib-olla oleks võimalik neid nagu vaadata. Tuulikomisjonis oli see ettepanek, oli see tuulikomisjonis oli 150 000 just. Ei, selles mõttes, et laenuraha. Ei, seal oli laenuraha veel ettepanek. Aga ma mõtlen, et kõik need ettepanekud, mis baseerusid selle 50 000 linnavalitsuse remondile, et neigi põhimõtteliselt ei saa enne eelarvesse sisse viia, kui volikogu otsustab, kuhu need siis viiakse, sellepärast, et valdav osa ettepanekutest baseerusid sellel raha. Seal oli kindlasti spordikomisjonis ka veel teisi ettepanekuid. Jah, oli üks, mis mul praegu meelde tuleb, oli see, et vähendada Elva postipoisi toetust ja suunata see kuhugile mujale. Just, siis oli veel ka laenu võtmisest seal juttu. Jah, laenu võtmisest oli ka juttu, aga ega meie voli ei ole neid eelarvesse praegu sisse panna, et laenu võtmise peab ikkagi volikogu enne. Ei, seda küll jah, lihtsalt selline küsimus, kas praegu on mingisugune ülevaade numbriliselt, kui palju tuli neid ettepanekuid ja milline oli kogu see rahaline summa, mis nagu komisjonidest välja tulevad ettepanekud moodustasid? No ütleme, kui laenu võtmised kõrvale jätta, siis ja kuna tulubaasina oli toodud see linnavalitsuse remont, siis arengukomisjon vist toetas, arengukomisjon ja eelarvekomisjon nagu konstateerisid rohkem teiste komisjonide ettepanekuid, et siis võib laias laastus öelda, et 4 korda 50 000 olid need ettepanekud. 200 000 rahaliselt. Jah. Mina natuke protesteeriks, et sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ei tahtnud remondirahast ühtegi penni. Ja kas meie poolt esitatud mõte, kas selles mõttes oli vale, et projekti rahadesse suunata matuseloetuseks, et kas see mõttekäik ei ole sobiv või mis? Ei, aga volikogu saab neid ettepanekuid hääletada praegu. Okay. Ja tahakski kõik need ettepanekud reaalselt vaadata ja kaaluda, mitte nii, et me võtame ühe ettepaneku, aga seal on 50 000. Seda hääletame poolt. Aga lõpuks tuleb teine, kes tahab selle 50 000 saada ja me tahaksime selle poolt hääletada. Kõigepealt oleks vaja kõik need ettepanekud meil näha, et oleks. Ja siis me vaatame, mille poolt me hääletame poolt, mille poolt vastu. Ma ütlen ausalt, et kõik ettepanekud tegelikult minuni pole jõudnudki, et need ettepanekud on jõudnud eelarvekomisjoni.
ja tegelikult praegu oleks ikkagi oluline see, et volikogu esimesel lugemisel otsustab ära selle, kas linnavalitsuse remondiraha jääb vabaks või ei jää vabaks ja kui ta siis jääb vabaks, siis esimese ja teise lugemise vahel on võimalik teha konkreetsed ettepanekud konkreetse summa ulatuses. Nii, aga minu poolt praegu teine ettepanek, ma olin kahjuks ära ja sellepärast kirjalikult ei saanud seda tehtud, aga ma tahaks teie hoiakut vähemalt kuulda selles suhtes. See on nimelt seesama reservfond, mis millegipärast veelgi tõuseb, kuigi mitmel aastal järgi mööda on veel detsembrikuuks alati jäänud veel vabu vahendeid. Ma tahtsin teie käest saada, eelmine kord küsisin, et ma tahan saada selle reservfondi kasutamise kohta seletust, te ütlesite, see tuleb alles aastaaruandega. Tuleb muidugi, aga too aastaaruanne on poole aasta pärast tähtaeg. Aga eelarve me tahame kinnitada lähiajal. Järelikult ma tahan siiski täpselt aruannet paari viimase aasta reservfondi kasutamise kohta. Iga summa eraldi. Et otsustada, kas see on piisavalt vajalik, et seda suurendada. Piisavalt täpne aruanne on Elva linna kõikides aastaaruannetes reservfondi kasutamise kohta. Aastaaruannetes ma räägingi, aastaaruannetes käesoleva aasta kohta tuleb poole aasta pärast. Aga eelarvet me arutame praegu. Ei, te tahtsite 2 viimase aasta. No käesolev ja eelmine aasta. Ja eelmise aasta on aastaaruandes. Ja toda ma vaatasin ja nii. Täna tegin eelmine kord ja üldiselt nii palju, kui praegu minu teada olevat infot on, ma ei näe põhjust, et järgmiseks aastaks reservfondi peaks suurendama. Seesama 10 000 näiteks. Üks asi kohe, mis on mul väga hingepäev. Meil jäi, et ei saanud matusetoetusi piisavas summas taotlust esitada, kuna ei leitud vahendeid millest. Saime ainult selle arvel, mis me ise hoidsime kokku projekti rahasid 3,1 000. Vajadus oleks 7 000. Jutt, et vajaduspõhiselt, kuulge andke andeks, vajaduspõhiseid matuseid ei ole olemas. Kõik matused on vajalikud. Inimene, kes hakkab oma lähedast matma, ei ole võimeline jooksma dokumentide patakaga ringi. Tähendab, 7 000 tuleb leida, et kõikidel oleks võrdselt matusetoetus. Nii nagu on kõikidel sünnitoetus, nagu on kõikidel lastetoetus, nii on ka vanuritel õigus väärikalt siit ilmast ära. Aga palun, teil on see võimalus. Nii, ja vaat nüüd, et seda 3,9 lisaraha sinna veel juurde leida, 3,1 me leidsime ise, eks ole, et seda 39 juurde leida, ma leian, et sellises ulatuses suurendada reservfondi ei ole põhjendatud. Ennem mõtleme nende enda vanurite peale, keda oleks väärikalt vaja ära saata. 3,9 000 paluks reservfondi. Ma korrektsuse mõttest natukene parandaksin, et see vajaduspõhine, selle võib küll põhimõtteliselt kivi minu kapsa aeda, et see ei ole Heiki välja mõeldud, ühesõnaga väljend. Et see vajaduspõhine... No see pole oluline keele väljend, aga see on lausa valus inimesele, kes hakkab oma lähedast matma. Tähendab, ma vastaksin nüüd, siin oli nii palju küsimusi vahepeal. Üks asi, ma vastan sellele, et reservfondi ei ole muudetud. Reservfond on päris mitu aastat 50 000 olnud. Kui volikogu otsustab, et reservfond võiks veel väiksem olla, siis volikogu võib seda otsustada. Palun väga 2013 aasta eelarves 40 000. Täitmine on 40 000, see tähendab, et 10 000 oli ära kasutatud. Täitmise juures ei näeme seda, siin on 13 aasta eelarve real, vaadake palun. Kas ma tohin, ma seletasin veel kord, reservfond käitub natukene teistmoodi kui teised read eelarves. See tähendab, et tema täitmine ongi eelarve vähendamine. See, kuhu reservfond ära suunatakse, see eelarverida suureneb selle summa võrra, mida reservfondi eelarve rida väheneb. Järelikult, kui reservfond esialgses eelarves oli 50 000 ja sellest eraldati 10 000 koolipoisis kultuurile, siis suurenes haridusprojektide rida 10 000 võrra ja vähenes reservfondi eelarve rida. Ja see tähendab, et mitte reservfondi me nüüd planeeriksime 10 000 võrra rohkem, vaid reservfondi me
planeerime täpselt samuti 50 000 eelarvesse, kui nüüd volikogu on sellega nõus. Üks moment, sel juhul ma tahaksin siit täpsustust. Siin on 2013. aasta eelarve. Kas see on esialgne eelarve või on see täpsustatud eelarve? Vaat see on siia märkimata. Kui ta on täpsustatud eelarve, siis ma usun, et sealt on juba tehtud mingisuguseid ümberpaigutusi ühelt realt teisele. Aga kui ta on lihtsalt eelarve, siis ei saa seal olla ümberpaigutusi. Ta ei ole esialgne eelarve, ta on täpsustatud eelarve. No vot, aga siis niimoodi ta teinekord paluks siia märkida, et ei tekiks lahkarvamusi. Siis ma vastaks veel reservfondi koha pealt, et ega see reservfondi eelmiste aastate analüüs ei anna seda tulemust, mille alusel saaks otsustada, kas järgmiseks aastaks peaks nii palju reservfondi olema või mitte. Et teatavasti reservfond on ettenägematuteks kuludeks ja kui eelmiste aastate põhjal on võimalik ette näha ettenägematuid kulusid, siis ei ole reservfondil üldse mõtet enam. Et see on lihtsalt põhimõtteline küsimus, tegelikult on Elva linna reservfond olnud aastaid veel tunduvalt suurem, teda vähendati 50 000 peale siin paar aastat tagasi vist, kui ma õieti mäletan. Ja see on lihtsalt põhimõtteline otsus, et kas kui volikogu arvab, et reservfond ei pea nii suur olema, siis volikogu saab seda otsustada, aga sellisel juhul ei ole ka mingit reservi, kas või siin tormikahjude likvideerimiseks või muude ettenägematute kulude katmiseks. Mis seadus selle koha pealt ütleb? Kas see on mingi kohustus, et peab üldse olema? Enam ei pea. Seaduse järgi ei pea enam vist. Seaduse järgi ei pea. Kunagi oli ta määratud protsendiga eelarvest, aga praegu enam ei ole. Teabki, kui suur see oli? 1% eelarvest. 1% eelarvest. Aga praegu enam ei ole, aga selle koha ma jään nüüd vastuse võlgu, et kas seadus ütleb, et ta peab olema või seadus enam ei kohustagi teda olema. Aga paneme selle küsimusele, et sama küsimus tõstaks veel korra üles, et minu arust linnavalitsus võiks meile siin appi tulla. See 7000 matusetoetuseks pole üldse mingi suur raha ja neil on minu arvates natukene lihtsam seda raha leida. Nad teavad väga hästi, kus on natuke rohkem pandud või mille arvelt saab võtta, sest kui me jälle jagame siin ükstegevuste komisjonide kaupa, et võtame ära selle, no ma arvan, selle asjaga te võiks ise lihtsalt meile vastu tulla ja aktsepteerida seda, et seda on vaja ja leiate selle raha võib-olla lihtsamini, kui 4 komisjoni käivad koos ja siis nagelevad, kellele anda seda. Ei, aga see ongi see hädarein, et on kogu aeg mingisugune hämamine, ühest kohast teise, see asi on sigine, see on sealt. Ega linnavalitsuse pool hea pöörd, et Margus siin kultuuri spordikomisjoni liikmena, ma arvan, suunab hoopis selle lisaraha noorte spordi ja huviala tegevuseks. Ega kas meil nüüd tähtsamad noored, kes hakkavad meil Elvale tulevikku looma või matame väärikalt enda Elva linna kodanikeks ja ongi selline vainemise koht ja volikogu otsustada. Siin veel küsimust tuli enda eelarve majanduskomisjoni, et mis puudutab seda linnavalitsuse remondifondi, päris 450 000 läbi ei ole vaja kulutada, aga üle 2 korra kindlasti on need ettepanekute summa suurem kui see reaalne rahaline kokkuhoid selle linnavalitsuse remondi arvelt. Siis on juttu ikkagi suurusjärk 100 000. Ütleme 100-150 seal vahepeal, aga küsimus on nagu selles, et seal on nagu palju häid mõtteid. Ja kui me täna paneme need asjad nagu volikogus nagu järjest nagu hääletusele, siis tekib küsimus selles, et ma arvan, et need mõtted, mis poolt hääl nagu saavad, ilmselt 50 000 asemel tuleb seal üle 100 000 neid mõtteid. Me tegelikult peaksime täna nüüd lepime sellest kokku, et kas see linnavalitsuse remont tuleb või ei tule, pigem kui see teema ja siis minna nagu uuesti nagu nende küsimustega siis 2 eelarve vahel, siis lugemise vahel siis mis me siis teeme, kus seda raha panna, et enne kui ja tulla siis volikogu hääletusele mingisuguse paketina, et muidu me lihtsalt hääletame lõhkunud. Ei, okei, mul on veel üks küsimus. Aga Tõnu Haril on käsi püsti. Selle arutelude juures ongi
natuke nagu solvav ja selline ärritav see, et anti meile siis kõigile puredasi 50 000. Iseenesest teema, mis sellega välja pakuti, on täiesti mõistlik. Aga selle asja juures on üks õnnetu häda, et noh, raha vähe. Ja tundub, et linnavalitsusel, kes ei ole päris esimest päeva ametis, kes on läbi viinud hästi palju igasuguseid informatsiooni kogumisi ja analüüse ja kõik on väga tore ja kena, aga paistab, et neil ei ole piisavalt ideed, milleks raha küsida. Et noh, kui ise ei suuda teenida, rahvas jookseb laiali, siis tuleb minna sinna rahakottimanu, kus siis Balti mere ääres loksub seal kivide vahel, eks ju, et korjaki sealt üles siis. Ja sellepärast oleks väga mõistlik on siin ikkagi kõik need ettepanekud välja tuua, oleks linnavalitsusel olnud mingisugune helge silmapiir, kuhu poole sõuda. Eks ju, et raha on vaja juurde tuua anyway. Nii või teisiti on vaja raha juurde tuua. Ei suudeta suurt projekti, ei viitsita võtta laenurahaga on maru mõnus mingisugune maastikukene seal siledamaks lükata ja see ei ole ju päris see, mida Elva vajab praegu. Et see eeltöö praegu volikogusse, kuidagi linnavalitsuse poolne suhtumine volikogusse on kuidagi natuke äritav. Pane vabandust, aga mulle selline asi ei meeldi. Mul on küsimus, mis puudutab nagu seda tulu poolt, et meil on siuke ettevõte nagu Elva Soojus. Kas selle tegevusest saab keegi mingisuguse sellise kiire jooksa ülevõtte anda? On see kasumlik ettevõtmine, kui palju see ettevõte teenib aastas kasumit, kui see on mingisugune number, miks see number on just selline, miks see ei ole suurem ja kas sealt saab mingisuguseid dividende või asju võtta? Ma võin vastata, laias laastus Elva Soojuse selline aasta kasum on suurusjärgus kuskil 30 000 eurot. Kui suur käibe? Suurusjärk? Pakuks välja, et 800 000. Palju? 800 000. 800 000 ja 30 000 on kasum. Ega me ise oleme tema kolmandiku võrra tema kliendi. Ei, seda küll. Elva Soojuse kasum näiteks eelmine aasta ju tegelikult renoveeriti haiglasadamaja. See toimus järgmise skeemi alusel. Rahapikis taotles Elva linn, kui omavalitsustel oli omaosalus 10%, mis anti katlamaja Elva Soojusel 5 aastaks rendi. Rendi rahadega tasuti see oma osalus. Elva Soojus on renoveerinud viimastel aastatel trassi keskkatlamaja piirkonnas, et tegelikult kogu see Elva Soojuse tellitud pannakse tagasi investeeringutesse selle eesmärgiga soeid alandada hoida. Laias laastus Elva sooja hind ei ole muutunud 2008. aastast alates. See on siin kõik, kus küll vasu ajal natuke see hinda läks mõne euro võrra, aga laias laastus on ta püsinud stabiilsena. Tegelikult investeeringute küsimus, investeeringute küsimus, jah. Kui suur selle ettevõtte bilansimaht on numbriliselt? Mingi suurusjärk, see ei pea mingi kohta number. Ma arvan, et neist numbritest, need tema aastaaruand või majandusaasta aruanded on tegelikult saadavad. Ma siin nii spekuleerida, ma pigem julgeks pakkuda ka, et tema käive on väiksem kui 800 000. Ma ütlen, need on spekulatsioonid kõik, et seda saab konkreetselt vaadata. Ma arvaks, et Marni, äkki täpselt, kus sa sihtisid seal küsimus? Ei, ma sihtisin nagu sellega, et see on 100% linnale kuuluv ettevõte. 100% linnale kuuluv ettevõte. Ma müüks maha selle ettevõtte. Aga mis see meile nagu pikas perspektiivis nagu kasu tooks? No mis see toob meile kasu, kui me ise nagu hoiame ettevõtet, millel on mingi bilansiline väärtus, mille varad tegelikult nagu numbriliselt vähenevad ja me ikka putitame, et saame aastas 30 000 selle pealt nagu kasu. Müüme kellegile maha. Meil oleks palju väga lihtne ju selle kasumit suurendada, kui tõsta suure hinda. No näed, hakkab tulema juba, kus raha sulle eelarvesse.
aga noh, esiteks on selle asjaga niimoodi, et me ei saa maha Euroopa Liidu abi eeldab seda. Ei, ega see protsess ei ole nii, et me nüüd homme 5 aasta jooksul ei saada lihtsalt. Ja see on üks küsimus. Teine variant on, kas keegi on monitoorinud, mida teeb sooja hind siin ümbruskonnas, kuida teistel on sooja? Margus, kas sa tahad praegu liksida sellele, et Elva linn peaks tõstma, ma ei tea, kui suurel protsendil Elva linna elanikest sooja hinda, et kuigi te räägite, et peame hoolitsema Elva linna elanike ja elanike juurde tooma ja Elva linn on investeerinud üsna palju oma soojatrassid ja katlamad korda teinud. Kui meil on megavatt-tund 60 euro ringis, siis näiteks Rõngus või Nõos on see 100 megat, et ma ei usu, et siin pensionärid ja nende ühismajad elanikud on väga õnnelikud, kui volikogu võtab vastu otsuse tõsta sooja hinda. Kui see on nagu selge instrument, mis linnakassasse toob väga selget raha nagu juurde ja see kulude tõus on põhjendatud sooja hinna tõus, ma arvan, et seda tuleb kahtlemata teha. Esiteks ei ole seda sooja hinna määrab Konkurentsiamet, praegu Elva ei ole Konkurentsiamet seda hinna määranud sellepärast, et kui hinna tõus üle selle omal ajal volikogu poolt kehtestatud piirmäära, siis läheb Konkurentsiameti pädevusse ja kui praegu on kuulda, et palukütte seadust tahetakse muuta, siis üldiselt aktsepteeritakse sooja ettevõtte kasumist kuskil 4%. Ma ei oska neid protsenti selle koha pealt nagu kommenteerida, see, et seda keegi kuidagi praegu siis nii umbes meil ongi. Tahab reglementeerida või asja, et Toomas ütles, et igal pool ümberringi ja naabervaldades on see asi oluliselt nagu kõrgem. Ja siis me teeme nagu tegeleme sellise sotsiaalse ettevõtlusega. Okei, küsimus on huvitav sellest, seda tasub juba arutada ja võib-olla see väljapoolselt, see on, kõigil on praegu palju küsimusi, et üritame oma küsimused nagu formuleerida suhteliselt nagu täpselt ja vastused ka, et muidu me lihtsalt istume siin väga kaua aega. Aga Rein, palun, sul on käsi pikka hästi. Mul on sama küsimuse jätkuks jälle, et ega me ei jõua praegu müüa nii kähku seda asja midagi maha. Aga võib-olla kui me saame, ütleme, uue aasta alguseks hoonete haldamise ja soojamajanduse kohta mingid materjalid või bilanssi ütleme ja saaksime. Kuidas? Aastaaruanne, jah. Ei, nojah, et lihtsalt volikokku tuleks meile materjalid ja võib-olla me leiamegi selle 10-20 000 jälle raha nende linnafirmade hea majandusliku tegevuse tagajärjel. Aga praegu ei tea täpselt, kuidas see seis on. Kui ma siin korra kommenteeriks seda Elva soojuse müüki, et üks asi sooja tootmine on nagu strateegiliselt oluline ja ei ole ilmselt mõistlik seda anda kellegi teise lõa otsa, seda enam, et Elva soojuses ei saa konkurentsi ka tekkida, kuna ta baseerub ühel ütleme nii, et teoreetiliselt võib ühe katlamaja müüa ühele ja teise katlamaja teisele, aga kuna trassid ei lähe omavahel kokku, siis see konkurentsi ei tekita. Et see tekitab ikkagi eramonopoli ja mis kindlasti hinnas ei mõju hästi ja teistpidi, kui kolmandik Elva soojuse käibest tuleb linnaasutustelt, siis teistpidi hakkab linn kohe seda kinni maksma, seda monopoli. Et see ei ole... Vesikanal on sama monopoli. Vesi ja kanalisatsioon huvitab mind näiteks palju rohkem. Et uued trassid. Võtame järjest sealt taga. Ma tahan Kaali sõnaga Kalevile ütelda ja veidike nõpetada seda soojamajandust. Ma toon Kalev sulle ilmselt näitud. Kui kogu Elva linn töötab hakkepuidu, siis hakkepuit Kalev väga hästi teab, kui kallis oli eelmine aasta hakkepuit ja üle-eelmine aasta. Aga sa Kalev tead, kui kallis täna vastu on hakkepuit. Kui see 2013 hakkas peale. Täna mul sõber, kes võttis selle meie raudtäärk maha, on Võsso Kristo, kel on 30 000 kanti, seisab hakke, mille hakke hind on pool odavam ja ta kaisa veel teda müüa. Siis kui me saime eelmine aasta kasumi 30 000,
siis sel aastal me saame kasumit võib-olla 60 000 või 100 000. Meil ei ole vaja sooja hinda tõsta, on vaja majanduslikult majandada Elva linna sooja majandust. Elva linna Elva linna hangib hanked iga suvel korraldustavad avaliku hanke tulemusel. Ja noh, ütleme, et selline nagu see hind seal hankel tuleb, selline hind on ka aasta jooksul kehtib. No jaa, aga siis peab leidma mingi võimalus, kui täna on terves Eestis, kuna enam Eesti Energia hakket ei võtnud, tänu sellele kõik need MRK-d ja kõik need ei ole enam hakket kuhugi teha. Me võime täna kütta veerand odavamalt. Kas veerand, aga kindlasti see... Kindlasti, no ma toon sulle täna tahad Elva linna. Ma toon teile Elva linna kütte jaoks poole odavamad hakked. Väga nõus, aga sellisel juhul see peaks osalema järgmises juulis hankel ja väga oleks väga teretulnud, kui sa pakuksidki tõepoolest väga soodsa hakkehinna, mis võimaldab soojenga. Aga see hakkehind on nagu perse pakkumine, see on üks kord aastas. No me teeme aastase, on teada, seal on hankes on märgitud 10% siia-sinna, sest standard ei ole ju kõik ühesugused. Ja Elva soolistab iga aasta, kevadel aastase hanke, kui seda kümmet läheb vähemaks, siis tal ei ole kohustus seda kogust välja osta. Seal on sätestatud ka mitte ainult, et ostame haket, vaid seal on sätestatud ka niistkuse protsent, seal on sätestatud kvaliteedinõuded, jah. Ja see kehtib terve aasta. Aga kes selle ettevõtte juht on, ma küsin? Arne Resso. On temaga võimalik nagu kokku saada, et see on täiesti tõsi jutt, et see Margus, ma vaatan segan vahel, et proovime, sest me läheme päevakorrapunktist nagu väga välja, et siis ma saan aru, et me kõik vahel. See ongi raha, mida me arutame. Maa- ja keskkonnakomisjoni istungi, kus me ja kas see inimene on võimalik näiteks mingisuguse komisjoni koosseisus kutsuda siia nendest asjadest rääkima? Ja ütleme, see ettevõte, mis nagu linnale kuulub, see on ikkagi äriühing. Aga mis konkurssi siis korraldab või teeb või? No ta peab ikkagi toorme saama. Seda küll, kui on omavalitsusele kuulub äriühing. Organiseeritakse ka meiega koos, talle kehtivaid riigihanke seadused nii nagu omavalitsused. No võt see ongi nagu pluss, mille pärast tuleb sellest ennast nagu lahti haakida. Kui on nagu tavaline ettevõtlus, siis on inimesel nagu väga selge, et kui nagu puidu hind langeb, siis ma ei osta seda kalli hinnaga enam edasi, siis ma teen seda, ostan kusagist mujal. Ütleme, et aastane hange siiski mingisugune garantii peab olema, et need on kokkulepitavad asjad. Okei, me jääme liigi sellesse ühte punkti, et palun Ain Vedar käsimust. Mul oli küsiks paar asja, et suurte korraldus, sellest tähendab 2013 aasta me suurendasime seda seoses kooli juubeli ja linnajuubeliga. Ja nüüd 2014 aasta kirjutame sama summa sinna sisse, mis oli see aasta. Ometi täitmine on ainult 28 000. Kas selle suhtekorralduse peale on mõtet järgmiseks aastaks nii suurt summat planeerida? Tähendab, et see täitmine on seal septembri lõpuni seisuga. Jah, ei seda küll see täitmine on teatud kulude tegemata. Tegelikult järgmisel aastal on teatavasti Elva direktiiv. UBC nii-öelda eest või nii-öelda juhtliin, mis paneb teatavad kohustused ja ka need kulud on arvestatud sinna suhtekorraldusse, et kui seda ja siis õpilaste ettevõtlusprojekt, mille raames nüüd on mitu aastat käidud, ütleme, Elva-õpilased on nüüd käinud, siin üle-eelmine aasta käisid Ungaris ja eelmine aasta Soomes, see on mingi ühisprojekt ja nüüd siis see aasta on Eestis. Ja selle projekti kulude katteks on ka seal rahad, nii et ütleme, kui neid projekte, neid konkreetseid järgmise aasta projekte ei oleks, siis sellisel juhul olekski eelarve väiksem. Okei, ta on ikka, ma lugesin ja natuke põhjendatud on, ma ei saanud nendest projektidest nii hästi aru. Mul on samasse auku veel üks küsimus, et on valmimas mingisugune
ma ei oskagi nimetada, kas kuvandikava või kuidas seda nimetatakse, mingisugune arengustrateegia. Ja millal see asi nagu valmis saab, kaua seda tehtud on, kellelt see tellitud on ja kes selle asjaga tegeleb? Kui ma ei eksi, siis selle firma nimi oli Turundustugi. Piret Allik-Sass oli see, kes selle eesotsas on ja kes seda ka läbi viis ja seda on tehtud suvest saadik. Turundustugi on seal OÜ või see oli mingi äriühing? Okei, mis summa sellele eraldatud oli? Suurusjärk, see ei ole mingi 3-4 tuhande vajama praegu peast. Kõik kokku on seminarid ja okei, ja valmis peab see saama? Tegelikult laias laastus ongi valmis viimane liik ja siis saab seda ka volikogule ja komisjonidele esitada. Aga millal see plaanis on või? No järgmise aasta alguses. Mul küsimuse teine pool ka, ma saan seda. Teine küsimus oli perepäeva hoida. 2012 on meil 16 800, 2013 44 000, 12 000, septembri seisuga on ta 18 700 ja nüüd me planeerime aastasse 2014 79 600. Päevahoiu raha on nii palju suur ja nende ettevõtlusele. Palju me sinna investeerime? Meil on leping praegu 3. Minu küsimus on pigem suunatud sinna. Selle teenuse järgi on suur vajadus. Me peame seda kinni maksma 77 000 või 79 600 ja me investeerisime veel pea 50 000. Kas sellel investeeringul oli mõtet, kui see nõudlus on olemas ja tegelikult oli turu erasektor ka olemas, kes seda teenust osutas. Seda ei olnud vaja, ütleme, teha seda investeeringut, ärme lähme päevaks, aga me pidurdasime sellega pisut ettevõtluspoolt ja tegime ise investeeringu ja nüüd peame maksma sellise summa veel juurde, nagunii see teenuse nõudlus on olnud. Sellepärast me maksame lasteaedadele palju rohkem. Ja sellest aastast 2014 pidi sellest saama lasteajarühm, on see jõus? Jah, see on jõus, aga see raha on praegusel hetkel arvestatud sinna perepäevahoiu peale. Miks ta on kasvanud, on sellepärast, et eelmistel aastatel oli vähem lapsi, praegu kui ma ei eksi, on 37 last arvestatud. Ja on arvestatud kõik need perepäevahoiud, mis Elvas on, ka see Peedu oma, ka see Lupu keskus oma ja mis nüüd seda investeeringut puudutab, siis praegu olemasolevad eraettevõtjad ei oleks suutnud niikuinii kogu seda lastearvu ära teenindada. See oleks siin ka poisse. Kui oli 2012 see on praegu näha, praegu on ju kõik nad täis ja lasteaia järjekorras on endiselt. Lupu on ka täis. Lupu lepingus on reaalselt praegu käib. Me pakkusime konkurentsi tegelikult ei loob. Kes ikka vabatahtlikult looks. Aga ikkagi on kahendas investeeringu vajadus. Lupu keskuses on muidu head tingimusel, aga teruala ei meeldi Elva linna vanemad. Teruala on väga mis puudutab seda, teatavasti need lasteaia järjekorrad, reaalsed järjekorrad selguvad lõpuks ikkagi seal augustis või septembris, et kevadel on alati suur paanika ja siis kui september kätte jõuab, siis selgub, et nagu aga seal on ka teiste omavalitsuste lapsi, kas need omavalitsused maksavad meil? Ei, päevahoidudes meie ei finantseeri, seda maksab puhtalt see omavalitsus, kes laps tuleb. 80 arvetajad meil. Ei, see on lasteaias. Lasteaedades on 80 teiste omavalitsuste kirjas olevat last ja selle eest esitab Elva linn. Aga laste päevahoius? Laste päevahoius maksab omavalitsus ise. Kongud maksavad otse Elva perekeskus. Ja ka Nupule. Meie oma lapsi on täna palju siis nende päevahoidude peal. Kas kõik kokku? Oma lapsi, mõtlen Elva linna, jah?
me peame ikkagi neid arveid vaatama. Ma umbes võin öelda, Peedul on umbes 2. Nupukeskuses on umbes 10. Ja seal perekodus on kas 12 või 13. 25 ühesõnaga. jah, et tegelikult Peedu ja Nupu oleksidki selle nõudluse meie enda oma ära raudnud. Nupu mahutab 18, Peedu 6 ongi 24 ja meie oma laps ongi 25 täna. Ülejäänud on valla lapsed, mida nad muid lapsi ka, nad võtavad, jah, aga meie tegime täna. Aga meie maksame ikkagi erialast. Ei, maksmine. Meil on lasteaia järjekorras suurusjärk 20 last. No aga neid ju... Nii et ei saa öelda, et oleks lapsi puudus. Ei, siis on hästi, kui sellest tekib see aasta, sellest aastast või 2014 aastast lasteaiarühm, siis me tagame oma lastele kõigile lasteaiakohad. Ja ilmselt järgmine aasta lasteaia järjekorrad jäävad ka minimaalseks. Ma ei julge öelda, et nad päris ära kaovad, aga praegu võtta, et 20 last on järjekorras ja tegelikult vahepeal oli siin päevahoidudes vabasid kohti ja lapsevanemad ei soovinud sinna panna, siis see näitas, et järelikult väga häda ei olnud selle lapse hoidu andmisega. Milleks siis nüüd seda juurde, seda perekodu juurde? Selleks, et saaks 6 Elva 13 last toitud ja vanemad tööle minna. Ei, no aga kui teistes on vastu kohti. Aga Nupus on ju olemas kohad. Peedul ka. Nupus on praegu 5 vaba kohta. Peedul on ka. Oli täis, kus. Peedul on meil leping 2 lapsele. No leping, aga võimaldab. Aga võimaldab täpselt ju. Ta on luba 5 lapsele. See on põlend raha. Ja 3 last on tal mujal praegu. See on suund, mida saan erasektor arendada. Ütleme nii, et... Ei saa arendada, sest et kohustus on meil anda alusharidust ja tegelikult lõppkokkuvõttes on vaja päevahoid ei kompenseeri alusharidust ja kuni seaduse muudatus kuni 4 aastani või 3,5 aastani või päevahoiuga lahendada hoiu, aga edaspidi ei, seda küll, no jah, meil on päevahoius täna võimalik erasektori kaasata, aga me ei tee seda. Ei, erasektor on kaasatud. Ja kui järgmine aasta selgub, et lasteaia järjekordi ei jää ja lapsed mahuvad lasteaedadesse, siis ei ole vajadust üldse seda erasektori päevahoidu enam doteerida. Me läheme natuke detailidesse, et me lasteaedadest ilmselt mitu päeva rääkime, et äkki võtaks järgmise küsimuse. No aga tuleb ju rääkida, kui tahavad taga. Et kui ei ole tõesti mingeid muid küsimusi, me saame seal lasteaedade juurde tagasi tulla, ma lihtsalt tahaksin anda teistele inimestele ka võimalus midagi küsida. Kas on mingeid küsimusi? Jah, palun Aamen. Mina küsida ei taha, aga mul on selline ettepanek, et tegelikult et me jõudsime juba välja siin Elva soojuse asumini ja Elva soojusega ettevõtte võõrandamiseni, et see on tegelikult nagu märgilise tähendusega asi. See näitab nagu seda, et olukord on tõsine ja on vaja nagu neid allikaid leida, et kuidas katte saada nendele asjadele, mida tegelikult Elva linnas vaja teha. Ja selles kontekstis on minu arust nagu halb see, et kui me sel aastal ei suuda nagu linna arengut paigast nihutada läbi selle eelarve, 2014. aasta eelarve, siis uskuge mind, järgmisel ülejärgmisel aastal oleme me sunnitud otsima märksa halvemaid allikaid, kui on Elva soojuse võrrand. Et ma väga loodan, et pärast esimest lugemist, täna on lihtsalt esimene lugemine, siin nagu ma aru saan, ega siin ei olegi nagu väga, ei ole ettepanekute listi, terve listi meil siin olemas, ega ei ole ka süsteemi liidud kõiki neid ettepanekuid, mida on siin jõutud teha. Ei olnud näiteks eelarvekomisjonil ka, no sellest ma saan täitsa aru ja aktsepteerin seda, et ta ei jõudnud esimesel koosolekul kõiki ettepanekuid läbi arutada. Kaasa arvatud ka meie fraktsiooni Elva linnakodanike ettepanekuid, mida oli terve rida, et loodetavasti jõutakse selleni pärast esimest lugemist. Ja meil on tõesti nagu terve rida tõsiseid ettepanekuid ja neid ilmselt tuleb veel juurde, et me ikkagi võtame nagu 2 lugemise vahel päris tõsiselt selle eelarve uuesti ette, otsast lõpuni. Et mitte ei piirdu sellega, et me teeme selle kosmeetilisi muudatusi siin ja seal,
et pigem on küsimus selles, et kuidas koostöös linnavalitsusega, mitte ainult see, et nüüd keegi tuleb, käib välja kuskil häid ideid siin komisjonid ja teised, eks ole, ja komisjonide inimestel on tegelikult raske leida katteallikat. Et väga lihtne on öelda, kuhu raha vaja, eks ole, aga kust nagu raha võtta, ega see ei ole nii lihtne. Ja ega me ei kõikidel juhtudel suuda ka seda öelda, et kui palju tegelikult ühe või teise asja lahendamiseks on üldse raha vaja. Et see on nagu tegelikult teema ja siin tuleb me väga selgelt kokku leppida, et mingid asjad kohe nüüd kiirelt pärast esimest lugemist panna selles mõttes töösse, et ka linnavalitsus saab ära hinnata teatud mahud ja vajadused. Ja sealt me genereerime juba need lõplikud ettepanekud eelarvele. Et näiteks kas või see sama teema, et kui ikkagi vaadata Elva gümnaasiumi eelarvet, mis tulenevalt õpilaste arvu vähenemisest, me teame, et see on nagu pearahapõhine rahastamine nagu riigi poolt, et vaadata, mis nagu seal sünnib, siis ega pilt ei ole üldsegi mitte hea. Ja kui me seal niimoodi edasi läheme, siis mingisugusest Elva kooli arendamisest ei saa juttu. Ja seal tuleb meil ühiselt ikkagi lahendused leida, et sealt august nagu välja tulla, sest kui see tendents hakkab edasi kerima lumepallina, et rahastamine väheneb, õpilaste arv väheneb, omakorda rahastamine väheneb, kooli maine, eks ole, ja kõik, et me ei suuda nagu niimoodi august välja tulla, et me peame suutma sinna teha teatud süstid, rahasüstid ja see on ikka mõeldud meil väga selgelt sellise positiivse suunana, et ei ole lihtne neid rahasid leida, aga seda tuleb teha. Et meil ei ole teist varianti, nii et ega tähelepanu juhtimine see, et kõik komisjonid ja volikogu liikmed ja linnavalitsus pärast esimest lugemist ikkagi võtaksid eelarve tõsiselt käsile, et me teise lugemise ajaks jõuaksime sinna maale, et meil on laua peal ikkagi muudatusettepanekud, sealhulgas ka linnavalitsus ise saab neid genereerida ja lauale panna, et kuidas nendele asjadele lahendusi leida, sest üks aasta on üks aasta ja kui me nüüd eelarvega ei suuda panna teatud asju käima, siis on 1/4 sellest valitsemisperioodist läinud. Et see on nagu väga tõsine teema. Ja me teame, et Elva linn on täna seisus, kus maksumaksjate baas nagu pigem väheneb, et see tuleb muuta ära. See ei ole teist varianti. Muidu me pärandame nagu nii-öelda oma järeltulijatele ikka üsna sellise sandi seisu, millest neil on küllaltki raske välja. Aitäh! Et võib-olla see natukene veel lisaks, et ma käisin kõigil komisjonide istungitel nagu ise nagu maal ka ja vaatasin, mis jõudkond seal on ja mismoodi need ettepanekud sealt nagu tulevad, et tegelikult kas siis linnapea või abilinnapea oli kõikides komisjonides ka kohal väljatud siis arengukomisjon, kus ja selgitas nagu eelarvet ja neid asju sai seal nagu tegelikult vaadatud ja komisjonide seisukoht, kui seal nagu kohal olles, siis tegelikult komisjonide koosseisud sai nagu ikkagi väga hästi nagu aru, et ega nagu ei olegi nagu väga nagu võtta. Et siin ongi nagu küsimus selleks hakatigi, kõik komisjonid hakkasidki tegelikult jagama seda linnavalitsusele mundi raha. Oli ka loomulikult siin ka muid ettepanekuid, näiteks see postipoisi teema oli laenu teemad olid üleval. Aga ütleme niimoodi suurusjärk, kõik ajasid ikkagi ühteselt sama nagu raha taga, et siin ongi pigem küsimus nagu sellest põhimõttelises asjas, aga siin see eeldab ka ikkagi konkreetseid kokkuleppeid ettepanekuid, sest ega need sammud, mis on näiteks ka arengukomisjonid tulnud ja nii edasi, et neid samme eelarveliselt vist ei ole võimalik kõiki nagu teostada, et see on nagu selge. Et siin tuleb ka nagu lihtsalt ei ole eelarveliselt võimalik, et kui oli näiteks arengukomisjonil, meil oli seal spordihaine, kultuurimaja, spa, saun, et kui me meil lihtsalt ei ole laenuressurssi nii palju, et siin tuleb ka nagu võtta nagu see seisukoht, mis on meie jaoks see prioriteet ja nagu arendatud tähelepanu, et mis on siis see, mis seda maksumaksjat meil siin nii-öelda kinni nagu peab. Mitte miski, sellise suhtumisega mitte miski. Veel rohkem inimesi jookseb minema. Üldse võitlust ei ole näha, üldse mitte mingit. Läheme küsimustega edasi, kas on veel küsimusi? Ei no, küsimus oli, et millal saavad need ettepanekud, kõik mis laekusid siia tabloole? Kõik ilusti peas. Ja see on süsteemne ettepanek, et praeguseks on eelarvekomisjonile need asjad laekunud. Saame me teha mingisuguse sellise ülevaate, et laekus seal 20 või mis iganes ettepanekud, kogusummas nii ja nii palju katteid. Et see 20 ettepanekut iseenesest on suurusjärk 150 000 eurot ja praeguseks hetkeks on olemas ainult see õnnetu volikogu
nii-öelda remondiraha, mis on nagu olemas, siis on keegi veel välja pakkunud, et lõigata sealt ajalehe küljest mingisugune tükk. Noh, siin on veel ettepanek, kuna Tartumaa spordikeskus nagu jätab meiega hüvasti, siis igasugused investeeringud võõrastesse sihtasutusse, nulli veel 10 000 ja saame kokku mingisuguse N-summa. Linna puhul praegu meil on 150, kui need asjad kõik siit nagu ära lõigata, mis lõigata on, jääb see suurusjärk mingisugune 100 000 mis iseenesest nagu väga hull raha ei ole. Siis saab maha istuda ja arutada nagu, mis selle, kui palju sealt Elva soojusest, no meil on veel toredaid ettevõtjaid, varahaldus, palju see kasumit teenib aastas? Varahalduse kasum on praktiliselt olematu. Too kokku tuleda siis, aga kus me siis ettevõtluse eesmärgis. Annate hooneid ja ei tea, mis asju kõik lind ja andaks kellegi teisele, ta tooks rengi raha. Ei, mis hooneid? Ei, no mis ei ole? Ma ei ole praegu majandus ühtegi hoonet andnud. Teed ja valitsuse hooned ei ole nüüd varahalduse käes. No ta rendib seda, ta maksab linnale renti seda. Ei, okei. No sealt meil ka, see on ka linna ettevõtte tegelikult, mis on kutsutud ja no rendiks, see on üks tema nagu kulupõhine asi, et ettevõtte on kutsutud ellu selleks, et konkreetselt teenida linnale raha. Rahuldada mingisugustes teenustes, mingisugune spekter ja kokkuvõttes teenida linnale raha. Tõstame hinda ja mis see hinda ei ole praegu tuleb majanduslikult majandada firma. Tuleb kuskiga hindada. Et tagada linna jaoks soodne teenus ja saaksid tehtud ka need teenused, mida eraettevõtja pole valmis pakkuma. Ja varahaldus on sellega praegusel hetkel väga hästi hakkama saanud. Kõik kuni sinnamaani, et mingil hetkel, et seda teenust nagu madallinnaga linnakodanikule maksma hakkame, maksumaksja raha ettevõttesse suuname, et seda üleval hoida. Saime sellest kommentaarist niimoodi. Maksumaksja raha ei ole ettevõttesse suunanud. Ei, ma küsin, et mingil hetkel võib see niimoodi juhtuda, kui sa põhjendad seda, et esimene vajadus on nagu see, et mingisugune teenuste spekter saaks kaotada. Kui linn on osanik mingisuguses ettevõttes, peab olema väga selge põhjendus, miks ta seal osanik on. 2 põhjust ütlesid praegu ära, et üks on teenuste spekter, mida nad pakuvad ja mingisugune osa teenuseid, mida eraettevõtjad ei taha nii-öelda katta või teha. Ja üks põhjus peab kindlasti olema see, et see ettevõte, kui ta on linna osalusega, peab olema kindlasti kasumlik ja linna kassasse tooma mingit raha. No kui võtta seda, et üle 50% varahalduse käibest tuleb samamoodi linnale pakutavatest teenustest, siis võib selle teenuse eest hakata rohkem maksma ja teistpidi ta kasumina välja võtta. Miks ainult? Ettevõte võib leida ka kliente väljastpoolt Elva linna. Ja tal neid kliente ka natuke on, aga ettevõte, ütleme seal on omad nüansid, et kui ta läheb päris äriettevõtteks, et linna osa jääb. Ei aru saada, ma praegu selles mõttes ei taha siis ei ole seda ettevõtet mõtet enam pidada. Praegu ma ei tea seal kõiki nüansse, et ma loodan ennast sellega mingil ajal nagu kurssi viia, aga need on sellised selged allikad, kus paistab, et seda raha saab nagu võtta ja teine pool on see, mis Meelis ütles praegu, et peab olema väga selge prioriteet. Et kui aeg on nii vileks, et igale poole nagu nii raha jätku, siis paneme mingisuguse prioriteedi paika ja hakkame seda puttima, nagu tulebki rihma kokku poole tõmmata. Näge, mis siin mingisugune kultuurimaja, tuleb spordijoone ja pannakse need asjad paberi peale, presenteeritakse linna inimestele, et see on nii ja see on nii ja hakatakse selle nimel nagu töötama. Ja praegu selge prioriteet ongi kultuurimaja ja spordijoone. Kumba pidi, saame selle vähemalt ära otsustada, kumba pidi. Korraga ei ole meil võimalust seda teha. Selle kohta tulevad tegelikult analüüsid. Aasta sinnapoole, aasta teisele poole. See on suur vahe. Et siin oleneb ka sellest, kummale objektile on võimalik lisarahastust saada ja see määrab ka selle järjekorrale kokku. Ühtepidi, teisepidi ka selle projekti hind. Kallim projekt on targem jätta pärast poole, sellepärast, et 2 aasta pärast laenukoormus järsult nagu vähe. Jääb ilmselt spordihall tahapoole. Midagi ei ole teha, kui see on majanduslikult põhjendatud, eks siis peab spordiinimestele nagu seletama, et mängite palalaikat veel 2 aastat ja siis hakkame tegema. Kui see on nagu numbritega põhjendatud, siis tuleb niimoodi käituda. Siin ei ole nagu emotsioonil mingit kohta. Ja Rein pikalt ootab. Mul oleks ikka sama jätkuks jälle, kõige lihtsam oleks, kui selle aasta lõpuks ja järgmise aasta alguseks jõuaksime teha arvutused, kui palju läheb maksma, valimisel lubadus oli meil kõigile kultuurimaja ja spordihall. Nii et kui palju läheks linnal kulud suuremaks
võib-olla ongi nii, et me elame kuskil mullis ja mõtleme, et need kaks hoonet valmis ja jõuame majandada. Ja kui me need kulud saaksime täpselt, no praegu ma arvan, linnavalitsus saab need arvud meile anda, mis siis tuleb, kui 2 hoonet korraga valmis, kuidas me edasi majandame, kuidas me tuleme välja. Võib-olla langeb ära eelarvesse ja väga palju auke, peame ainult ühe otsustama. Ja märgus on täiesti õige, nagu, et me järgmisel nädalal tõenäoliselt sõidame Kuressaare, see puudutab spordihoone, kus on üleval nagu tennishall. See on täpselt copy-paste sellest projektist, mis meil on praegu laua peal. Kuressaares on see ära ehitatud, tõsi, ta on nagu tennisihall ja siis me saame seal kokku nende inimestega, kes seal olid ehituspoolega seotud ja siis saab täpselt teada, mis on selle nagu aastased ülalpidamiskulud, palju see kogu krempel maksma läks ja mismoodi nemad nagu seda tegid. Et see on järgmiseks nädalaks saab mingisuguse numbri, et see võib-olla võtab ka natuke seda nagu pinget maha, et nii palju on nagu raha puudu, et noh, mina nagu väga hullult ei näe, siin on terve rida punkte, mille rahastamine tahab parandada. Teoreetiliselt spordihoone ja kultuurimaja peaks ju hakkama kas ennast ära tasuma või isegi sisse tooma. Teoreetiliselt igal pool peab. Ma arvan, et kumbki ei hakka ennast tasa teenima. Kultuurimaja koha pealt ei oska öelda, aga Eesti spordirajastist, mis ise ennast üleval peab praegu ilma doteerimata, minu teada vist ei ole. Mingi aega oli imeasi nagu see Tartu Aura, mis oli väga kasumlik, aga sealt tuli ikkagi pärast välja, et mingisugused read teisele tõstes hoiti seda kraani seal lahti ja niipidi tuli see asi nagu plussi poole. Et igal pool maksab omavalitsus sellele peale. Seda kindlasti, aga siis ei pruugi nii meeletu summa olla. Ei no kasumlikult usun, et annab pöörata siin mingisuguse jõusaali tegevuse, kui sedagi. Ma ei ole sellega ka korraliku spordihoonet, kus on nagu halduskulud tasa. Eesti oludes teades palju inimestel on raha taskus, kasulikult majandada ei ole hetkel võimalik. Väga räägi seda, et seda peaks nagu kõik kasumlikult. Ma ütlen, kui Elva, kas see sama sõi näitel Elva jõusaali, see vist äppumeli seal on, kui seal panna kõik need kütte ja energiakulud. Ja täiesti võimalik. Otsa, siis oleks see pilet, ma ei tea, noh, 6-7 eurot. Need on asjad, mida võib võrdsustada täna lasteaiaga. Need peavad olema ühes õiges linnas, neid peab doteerima. Neid peab leidma lihtsalt nii palju funktsioone, et oleks võrdlemisi palju käigus. Täna on see asi, et kus me tegelikult spekuleerime siin numbrit üle, me ei tea, meil ei ole mingeid arve nagu ees, et ma paneks selle praegu siin kiini peale, et vastuseks Margus küsimusele eelarve majanduskomisjonile, mis puudutas neid punkte, et meil oli see nagu seal arutusel ja see mõte siis oligi selles, et kui esimene lugemine läbi saab ja siis volikogu otsustab eelarve vastavalt sellele vastuvõtta, et seda linnavalitsuse ruumiremonti nii-öelda ei tule, et siis me saame sinna alles hakata mõtet neid asju nagu nii-öelda arutama, sest meil ei ole pointi ennem seda arutada, kui otsustatakse, et remondime nii-öelda linnavalitsuse ruumi. Aga selle nimekirja ma kindlasti nagu teen ja siis on võimalik siit neid summasid asju tagasi näha, et üks konkreetse nimekirja. Minu meelest peaks see nimekiri olema ikka täielik kõikidest nendest ettepanekutest. Tuleb täielik, aga mitte, et ainult kui palju katteallikaid. Ja siis vaatame, kuhu me selle katteallikatest paneme. Lugemist ka siis teha, kui me näeme mitte midagi muud. Selles suhtes need asjad on ka kõik nagu kõigile interneti teel kätte saadavad, et ega seal mingeid salajasi asju nagu ei ole. Tuleb internet lahti võtta ja kõikide komisjonide protokollide ettepanekid ilusasti mustvalgel nagu näha. Aga kas on veel küsimusi eelarve baasil? Ma siin Fredile kommentaaris tahaks öelda, et ega esimene lugemine ei olegi see, et siin peaks mingid tohutud muudatused sees olema. Et see, et eelarve käib enne komisjonides, tähendabki seda, et komisjonid annavad oma arvamuse ja muudatused tulevad ikkagi esimese teise lugemise vahel. Need komisjonide muudatustega ikkagi arvestatakse tõsimeeli? Kui ma loodan, et nüüd nendest muudatustest saavad ka reaalsed muudatused, kus on nii tulu kui kulu pool ja sellisel juhul saab volikogu järgmise lugemise ajal need muudatused kõik sisse viia. Nagu Rein ütles, et ka volikogul on abi vaja. Kui on abi vaja, me oleme valmis aitama, aga selles mõttes tahaks ikkagi näha mingit konkreetsust, et praegu ma nägin ettepanekuid, kus oli, et linnavalitsuse remondi 50 000 ja siis oleks, et vaja oleks teha ja siis oli 20 rida, mida oleks vaja teha ja ühelgi real ei olnud taga mingeid summasid. Et kui on natuke konkreetsust,
siis ja on veel abi vaja selle konkreetsuse lisamiseks, siis loomulikult me aitame. Samas tahaks ka näha ikkagi seda konkreetset ettepanekut, millise rea pealt ära võetakse. Ma saan aru, et volikogu tahab ilmselt öelda, et me kuhugi anname raha, aga siis keegi kuskil peaks kellegilt ära võtma ja see on siis paha, kes kellegilt ära võtab. Et otsused on ikka kahe osaga. Eiki, kui me nüüd saame need bilansid mõlema Elva linna ettevõtte kohta, viimati tekib üks rida juurde hoopis, kus me saame niimoodi ilma kellegilt ära võtmata, saame mingi summa juurde. Ma tahaks veidike ütelda seda, et praegu on linnavalitsusel nagu 2 firmat. Üks on siis Elva soojus ja teine on siis Elva varahaldus. Aga kui te räägite, et kasum on nii väike või et siis tuleb näiteks soojusel tuleb tõsta sooja hinda. Ei, kõigepealt tuleb soojamajandus üle vaadata ja kui ta kasumit ei anna, siis tuleb juhatajad vahetada. Ei äkki naerdi, see on väga tõsi. Kui me paneme 2 firmat hinda pole vaja tõsta juhataja vahetusega hakkab kasum jooksma. Ja tulebki arukas mees, vaatab milline on hakke, mis ta vastu võtab, kas ta on märg või ei ole märg, kas ta on korralik hakke või kes hakkab muretsema nagu eraettevõtja. Aga ta täna ei ole eraettevõtja, tal on öötame pohku, niisama hoonete haldamisosaku. Kui ta töötab, on Elva linna firma ja kui ta kasumit ei too, siis kallid mehed, ärge pidage teda. Rentige ta välja või tege ta linnavalitsus või tege uus asi, mis hakkab maksma, nagu varasti või ükskõik, mida makstakse. Eraettevõtjad toodavad ümberringi sooja 60% kallima hinnaga. Aga sa ei küsi, kui suurt nende kasumid on. Ja seda meeles, et maailmas kapitalistlikus riigis on kõige rikkamad firmad on sooja ära. Ja meil proovime jääda küsimuste juurde, kas on konkreetselt ikkagi küsimusi eelarve kohal? Minu ettepanek toetub natuke väga palju jahumit seal teemal ja see ongi jahumise teema, aga et seda pole, kõik komisjonid nägid raha ja see 50 000 ja seda pole siia väljendatud, see on ikkagi eelarvesse sisse jäetud, see summa 50 000. Minu arust on see täna Tõnu mainis korra, et see on tõrjuv hoiak. Ma ei saa kuidagi selle poolt häält anda, olgu teise lugemine on nees. Ei, mis õigusega me selle summa oleks eelarvest välja võtnud ja millistesse kuludesse me oleks siis jaotanud? Kas me oleks pidanud oma suva järgi arvestama maa- ja keskkonnakomisjoni ettepanekuid või hariduskomisjoni ettepanekuid? Seda nimekiri oleks tahtnud näha ja täna ühte hääletada. Vein tegi ettepanekud, aidake, kuhu jaotada ära, kui kõik komisjonid on seda meelt, et ei ole vaja teha see aasta volikogu ruumidest remonti, siis teie pädevuses olekski see, et see teisigi ära jaotada. Komisjonid on oma otsused või ettepanekud teinud. Jätame ikka eelarve sisse. Meie ei saa võtta volikogu otsustamist. Volikogu peab praegu otsustama, kas ta näeb seda raha või ta ei näe seda raha eelarves. Ja kui ta ütleb, et ta ei näe seda vajadust sellele remondile, siis järgmisel hetkel saabki selle raha ulatuses volikogu hakata ümber jagama seda. Selles ongi häda, et kõik komisjonid. Me täna see sisse pandud, et eelarvekomisjon vaatasid ettepanekuid ja neid ettepanekuid on häid ettepanekuid rohkem kui see summa. No jah, aga selle seda nimekirja seda häid ettepanekuid. Küsimus on selles, et kõigepealt me peame võtma selle summa seda eelarvest välja ja siis ta läheb teisel vahepeal, saame neid ettepanekuid teha. Et meil on siin üle kuu aega, et tuleb nimekirja tasad, mis on võimalik panna volikogu liikmetele kõigile meie oma arvamust avaldada. Ja uuesti need tuleks siis nii-öelda eelarvekomisjoni nagu tagasi, sest nii-öelda see ajaline ressurss, mida meil oli võimalik neid asju vaadata, need asjad, need volikogu täna toimida saaksid, meil ei olnud võimalik kõik asju vaadata, et vaatame selle esimese lugemise ära, meil on võimalik seda 2 lugemise vahendada. Üks asi.
kuidas oleks, ei ole teil mõte tekkinud, et eelarve peaks olema natuke rohkem lahti kirjutatud, bioloogiline, maastikku bioloogiline mitmekesistamine. See on niimoodi, ega see nüüd ei ütle tavainimesele mitte midagi ja seletuskirjas ka ei loe välja midagi. Reimse pidi maakeeli olema muru liitmine. Võiks olla nagu rohkem lahti kirjutatud. Ja üks oli veel Verevi rannas on pandud kuidagi nagu seda päästjate teenust ei ole välja, aga on parkide hooldamine midagi niimoodi pandud. See võiks ju eraldi olla tegelikult. Kaks väga eraldi hooldamine ja ranna. Seal ei loe välja kus kohast, midagi nagu ei loe eriti välja. Ja siis veel üks küsimus oli, on mul veel eelarve kohta, et elektritööd on hooldus ja remonttöö. Et kas see, mis see remont eeldab, midagi uue ja tänavalgutus? Hooldus on see firma, kes... Ei, seda ma tean, aga... Remont ongi sellise igapäevased remondi. See pole hoolduse sees, eks ole. Aga investeeringud on hoopis teine pärast. Ei, ma küsingi, et kas seal on midagi ehitust, uuenduga ehitust või... Jah, palun. Ikkagi ma kordan seda sama, et kõik need ettepanekud, mis on praegu tehtud, miks me peame komisjonide kaupa, et kõik nad on olemas, miks me peame neid ise iga üks kokku korjama. Ei, praegu juba öeldi, et järgmiseks korraks nad panevad selle kokku. Need peavad olema kõik meil näha, et me ühiselt otsustame, millised neist saavad siis selle 50 000 arvel selle endal katte ja missugused jäävad välja, mitte nii, et mingi eelarvekomisjon paneb nad kokku. Aga ma ju enne ütlesingi, et need otsused lähevad kõikidele, tähendab need ettepanekud lähevad kõikidele meili koos summadega ja on võimalik oma arvamust avaldada. Ja volikogu liikmel on alati võimalus eelarvekomisjoni kohale ka tulla, et võib alati seda õigust kasutada. Selle eelarvekomisjoni koha pealt, millal teil istumine on? Järgmist istumist hetkel paika ei ole pandud, et me ootaksime siin teiste komisjonide istumised nagu ära, et siin sõltub väga palju. Okei, aga seal võiks äkki ühe sellise lihtsalt kokkuvõtte olla, võtaks härrased Elva soojusest ja varahaldusest nagu kohale ja ütleks, et järgmise aasta lõpuks tahame kummaltki saada nagu summa raha. Et tehke oma eelarved ringi ja kohtume nädala aja pärast nagu ja siis arutame läbi selle. Ja esitage linnale täpselt nii, kasumiprognoos nagu uued arved ja ühesõnaga, mis on selle Kas on veel küsimusi? Alo, vabandus, teeme niimoodi, et te kõik räägivad ükshaaval, et kõigil on palju midagi öelda. Põhiliselt oma tulu Elva linnale osutatavatest teenustest nii niitmisel, lumelükkamisel ja Elva elanikele maja haldusteenused. Kui ta neid hindu tõstab, et siis... Ei, mul on selles mul on keeruline kommenteerida, ma ei tea nagu tulude struktuuri, kui palju on konkreetselt Elva linna tellimusi, kui palju on Mõngaste valla tellimusi või veel midagi. Et kui seal on näha, et seal tegeletakse ainult Elva linna asjadega, siis on nagu firmajuhil väga selge asi, tuleb panna fookus kuhugi mujale ja seal nagu osaleda, kas konkurssidel või mingisugust täiendavat lisaraha väljaspoolt Elva linna tuua. Elva varahaldust ikkagi esile kutsutud, et meil oleks enda hea korra tööd tehtud, et kui ta peab hakkama väga oluliselt tegema teenust väljapool, siis ta peab väga oluliselt investeerima selleks. Toomas, me ei tea, kas see on kasulik varahaldus ainult. Me ei tea täpselt, kas see on kasulik või ei ole. Ja kui me arvude järgi näeme, et on kasulik, siis Elva linnavalitsus peaks jõudnud saatma vähemalt varahaldusele või Elva soojusele saata ilusa kaarti tänadas konsuluse eest. Sellest on ju niimoodi, et kui ta on niimoodi kõige kasulikum on tehtud, siis kaardi jaoks peaks veel raha olema ja saadame neile siis. Üldse ju varahalduse teemadel, kas ta kallis või odav on räägitud ja aastaid ja kui me siin oleme võtnud neid turuniitmishankeid või mida iganes, siis on tegelikult eraettevõtjad teinud seda tööd 3-4 korda või kordi kallimad. Praegused investeeringud, palgakulud täielikult kõrgem.
nii, lähme neid õigusid vahel segada, palun Leela Sõim. Ma teeks lihtsalt ühe ettepaneku tulevikku, me arutame täna siin 2014 eelarvet, aga ma loodan, et maikuus, nagu juba on Elvalinnas tavaks nüüd saanud esimest aastat, me hakkame arutama 2015 eelarvet või kokku panema juba ja siis me järgmine aasta läheme välja kaasava eelarvega Tartu eeskujul, et anname ka kodanikuühiskonnale otsustada teatud summa, mida vaja on. Niimoodi on valijad selle lubatud ja tegelikult on mina aru saanud, et sellega on enamus volikogu liikmeid päri. Palun siit, Ilma Särk. Mina saaks teha sellise ettepaneku või kommentaari või mis iganes. Nagu öeldakse, mina olen majaomanik ja mina seda soojust ei tarbi ja minul on väga hea seda ütelda, et kui see soojus on siis nii odav, ütleme see on nagu öelda 60 või nii edasi ja kui tegelikult ümbruskonnas on kõik see soojus nagu ütleme 100, nii nagu me siin kuulsime, siis võiks teha kontrolli selles mõttes, et kui palju siis linn saaks kasu, kui kõigil üürikorterite elanikel ja kõik, kes on selle toru otsas, tõsta see hind 100-ni ja siis vaadata, kui palju siis raha tuleb, eks ole. Et arvestage see välja, võib-olla ongi kultuurimaja raha, mis me seal naksamas taga. Võimalik selgitada, ei saa Elva soojusega Elva linnavalitsus suvaliselt tõsta hinda. Nii vee kui soojus hindab Eestis Konkurentsiamet ja Konkurentsiamet kinnitab need hinnad. Ei, see on arusaadav, aga mega hinda ja võtame elanikelt selle... Ei, siin on nagu kaks asja, üks asi on raha tekib taskus, see nagu paneme hinda juurde ja võtame tarbija käest, see on üks variant, kõige lihtsam ja tegelikult kõige õigem ka. Teine variant on nagu selline sissepoole vaadata, et kas on parimad hanked, kas on kõige odavam hakkepuit, kas on kulud täielikult maas, ega ei ole seal ühtegi keenat või asjad täiendavalt palgalehel või mingit muud. Et see töö tuleb nagu teha ja ütleme, kui praegu räägitakse, no võt, siis on meil mees kutsuda majanduskomisjoni ette, paneb ilmsu ette korra aastas ja tuleb laob ette, et rohkem kui 30 000 ei tule mingit pidi. Kütteväärtus lumehangega koos viiakse katlasse, kus see kütteväärtus Ei, no see on puht tehniline asi nagu. Vend ju valdab seda teemat väga hästi, teab kõike, palju on konkurentidelt, tuleb, räägib ära, võtab priiatsi kätte, kirjutab, selle hinnaga tuleb nii palju raha, sellega tuleb nii palju. Ja kui ongi hinnavahe selline, et igal, mis aastal viimati tõsteti sooja 2011. Siin oli mingi 2008 käis läbi, need on erinevad. Tagasi vahepeal 10 või 8 langetet, mis oli 2 euro küsimus. Ja siis tõstetud ära. On samal tasemel. No siis on võib-olla üks tähelepanu, vabandust. Hallo. Teeme niimoodi, et austame üksteise küsimusi, et kui keegi on küsinud ühe küsimuse, siis ta tahab seda ka kuulda, et me läheme siin kohati väga laadaks ära, et kõik räägivad oma asju, et prooviks niimoodi, et küsiks konkreetselt päevakorrapunkti järgse küsimuse. Siin on paljud asjad, mida tegelikult on ikkagi täitsa nagu komisjoni teema, või nii-öelda nagu koridori juht, et prooviks ikkagi jääda päevakorra juurde ja kui on küsimus esitatud, siis vastajad küsija tahab teda kuulda. Ühesõnaga, palun konkreetne küsimus. Selge on konkreetne küsimus. Et kui praegu kõik tahavad nagu linnavalitsuse hoone remondist olevat 50 000 nagu oma peale jaotada, milline on linnavalitsusel plaan B, mis nendest ruumidest saab, kui see 50 000 sealt nagu ära liigub ja läheb kõige muu peale jagamist, mis nendest ruumidest saab, mis see plaan B on? Ruumidele otsitakse rentnik ja kui seda ei leita, siis jäävad tühjad seisma. Milline on linnavalitsuse nägemus, kes see rentnik võiks siin olla? Ei tea, eks me hakkame seda otsima. Ja millist teed kaudu? Turg võiks tulla või rasketes osa. Seal ei saa.
ei no selge see, et seda saab kasutada ikkagi kontoriks, et selge on see, et tööstust siia paigutama ei hakata. Palju seda pinda üldse on, mitu ruutmeetrit? 120 ruutmeetrit. Vähem vist on. Ma rääkisin 80, aga äkki on veidi rohkem kui 8. Ütleme seal kuskil 100 piires. 80 kuni 100. Elvas ruutmeetri hind on 1 euro. Kontori pind 1 euro. Ei, no okei. 105 ruutmeetrit. Nojah, see ei ole väga märkimisväärne tulu vist nagu tuleb, aga hea küll, et tühjaks nad kindlasti need ruumid ei jää, mingi kasutus neile leitakse. Ka siis, kui me sinna nagu raha ei pane. Kui rentnik leitakse. Aga selle nimel töö käib, keegi otsib. Siis saab hakata otsima, kui volikogu ütleb, et remondiraha ei tule. Kui ta jääb tühjaks, mina olen ausalt, et see küttekulu on aastas ja umbes 200–300 eurot. Et mis tekiks nagu reaalne kulu. Kui 8 korda aastas istume seal koos ja aasta ringi kütame, siis on ta tulu täpselt sama väike. Ei, kindlasti 8 korda aastas, seal saaks koos käima hakata komisjonid, seal saaks ka linnavalitsus koosolekuid pidada, et see ei ole kindlasti ainult volikogu istungite jaoks. Mingis perspektiivis see remont kindlasti tuleb nagu teha, ega seda keegi väita, lihtsalt küsimus on selles, et kas see peab olema järgmisel aastal. Et 2015 kõik on ju põhimõtteliselt planeerinud juba, et tuleb rämedalt nagu raha peale. Teeme 2015, võtame sellel aastal selle 50 maha ja värvime augud ära seina sees, paneme uued listud väärtusega mingi 3000 eurot ja nagu kabe küll, äkki saab kellelegi rendile anda, 2015 rahalaev tuleb, siis võtame seal korraliku tüki ja teeme ruumi. Koalitsiooni seisukoht on selles, et ta on ka ühtne, et see remont on ära jätta. Ma ei tea, see on küsimus on tegelikult selles, et miks just praegu oli planeeritud, on see, et praegusel hetkel on need ruumid tühjad ja on kõige nagu soodsam neid praegu kasutusele võtta. Kas nüüd, kui nüüd hakata rentnikku otsima ja öelda talle, et sa saad selle ruumi ainult aastaks, siis ma arvan, see piirab veel seda rentnike ringi, kes oleks valmis teda rendile võtma. Aastaga ei tule keegi. Palun, sul oli käsi püsti. No jaa, ma räägiksin natuke pikemalt prioriteetidest. Me räägime siin linnavalitsuse volikogu ruumide arvu kasvust või tööpinna kasvust, aga olukorras, kus elanike arv endiselt kahaneb, on selline ruumide kasv üsna selline pentsik teema üldse tundub olevat. Kui me prioriteetidest rääkides Elva tulumaksu laekumise kasv on 8–7% võrreldes eelmiste aastatega. Selle näitajaga me oleme Tartu maakonnas üks madalamaid omavalitsusi. Teisalt on eelarves sõnastatud nii linnavalitsusega volikogu poolt, et peaks olema ja on prioriteediks haridus. Kui me vaatame praegust eelarvet, siis hariduskulude kahanemine on 12%, –12% vähem. Et haridus peaks olema prioriteet, et sellest august üldse välja tulla. Tänane eelarve aga näitab hoopis vastupidist pilti selle asemel, et eelarve, mis peaks muutuste juhtimisega tegelema, on eelarveprojekt täna, mis nagu viitab pigem kestlikule kahanemisele. Et mul on nagu linnavalitsusele ikkagi see sama küsimus, et kas hariduse vägagi radikaalset eelarve mahu tõusu ei oleks mõistlik planeerida, sellepärast, et järgnevalt aastate tulevik, mis ees ootab, näitab praegu väga tunne selle vastu. Jah, on mõistlik, aga küsimus on mille arvel. Äkki selgitab, mis see põhjus on, mis ta vähenenud on? No hariduse osakaal eelarves on 2% tõusnud võrreldes eelmise aasta. Elva gümnaasiumis. Aga kui nüüd konkreetselt gümnaasiumirida, siis nagu siin ennem jutuks oli, et see on pearaha põhine suures osas ja kui laste arv väheneb, siis vähenes ka see eelarve pool. Majandamiskulud ei ole kindlasti oluliselt vähenenud, et kõik, mis linn juurde paneb, see sõltubki linnast ja see, mis riigist sõltub, mis tähendab, et õpetajate palgad ja seal mõned muud summad, siis see sõltub riigist. Pigem küsimus oli selles, et kas praegu peaks nagu linnavalitsuse eelarve koostamisel ette võtma nagu äärmuslikud abinõud, et gümnaasiumisse rohkem ressurssi suunata, sellepärast, et see tendents tundub tõesti lumepallina kooruvat. Et õpilasi juurde saada? Jah, aga ma loodan, et lugupeetud
lugupeetud volikogu ütleb, et kelle arvelt see raha võetakse, sest et ega see raha juurde ei teki, see tuleb olemasolevad ressursid, tuleb ringi jagada. Nagu tehakse riigieelarve, nii tehakse kohalik omavalitsus. Ei no me ei saa kaasa eostada, me ei saa kaasa eostada, me peame ikka muutust juhtima ja sellega valmis olema. Selles suhtes näiteks Aar Andersoni poolt on tulnud rida arukaid ettepanekuid ka minu meilile, mida kindlasti hakatakse nagu arutama, ja sealt tulebki need prioriteedid nagu leida ja nad paljuski kattuvad ka koalitsiooni mõtetega, et selles suhtes loomulikult see ühtne edasiminek tuleb ju leida ja sellest tegelikult kõik saavad juhtumoodi aru, mis on niisugused põhilised sammud, mida nagu teha tuleb, et ega siin tuleb nagu maha istuda ja arutada seda asja. See pidi konkreetselt, jah, aga konkreetselt siin ühtegi küsimust ei tundu üle. Ma ei tea, ma ei saanud aru, kuidas see menetlemine käib, iga küsimusega, mida sõnavõtud on, aga ma jätkaksin, mida Fred rääkis. Kui vaadata seda eelarvet, siis 11 või 12% see tundub, et no mis ikka on, aga kui me siin oleme väga õnnelikud 50 000 eest, siis gümnaasiumi eelarve väheneb 192 000 eurot, mis on ikkagi väga suur ja kui me vaatame selgelt nende kategooriate kaupa, siis on selge see, et kaugõpe kaob kindlasti ära, eks ole, sest seal on palga fondi vähenemine 30%, see on üks kolmandik, mis tähendab kinnipanemist tegelikult. Kogu see eelarve, gümnaasiumi eelarve on niisugune phasing out, siis on see sulgemise eelarve, selles mõttes, et hoitakse üleval ainult seda, mis praegu on veel käimas, mida ei saa seadusega ära muuta. Ja me võtame näiteks gümnaasiumi õpetajate palgafond on 25% väiksem. No kuulge, kui kõik olete olnud kusagil ülemused ja eelarveid teinud, kui teile öeldakse, et on palgafond 25% väiksem, see tähendab seda, et jaanuarist tuleks hakata vallandama. Sest kui ei vallanda, siis 3 viimast kuud ei saa keegi enam palka, see on ju selge, eks ole. Ja koondamistasud mitte ei too raha juurde, nagu kõik väga hästi teate. Koondamisrahad toovad kulusid juurde, raha tuleb juurde. Nii et teiste sõnadega võiks öelda, selle eelarvega ma võiksin öelda, et praegustest õpetajatest tuleb mitte 25%, vaid 35% vallandada. Ja nüüd küsimus selles, et on selge, et kas sügisest on üldse mõtted gümnaasiumi esimest klassi avada eelarve. Sest ma ei näe otseselt mingisugust ressurssi, mis seda suudaks teha. Võimalik on olemasolevad klassid siia lõpuni. See on see eelarve. Ja nüüd, kui me küsime selles, et mis on selle majanduslikud tagajärjed, me räägime eelarvest, mitte sellest, mis on gümnaasium. Kui Elva gümnaasium sisuliselt lakkab olemast järgmisest sügisest, milline on see mõju linna teistele aladele? Kas see toob inimesi juurde, kas see toob maksubaasi laienemist? Ma arvan, et see on üsna lihtne välja arvutada, kui palju see viib juba ülejärgmisel aastal linna eelarvest raha välja. Nii et see on minu meelest põhimõtteline otsus, et kas me tahamegi, et see linn läheb sisuliselt peaaegu, et mitte pankrotti, aga väga vegeteerivad annetavad. Eiki Hansen äkki... Jah, ma siin nendel hariduskomisjonis tekkinud küsimustele ma vastasin meili teel ka, et ma loodan, et kõik hariduskomisjoni liikmed said need kätte. Et noh, kindlasti see asi ei ole nii mustades värvides, et järgmine sügis enam Elva gümnaasiumit ei ole, aga ja samas, mis puudutab seda palgafondi, siis alati see ei tähenda ka 100% koondamisi, et ka mingit koormuste ümberjagamist ja muid võimalusi ka, aga noh, see on ikkagi kooli juhtkonna pädevus, et linnavalitsus ei hakka siin kindlasti ette kirjutama, et kuidas peaks õpetajaid kokku tõmbama või nende koormusi jagama. Aga noh, seda ma võin kindlasti öelda, et Elva gümnaasium järgmine sügis alustab uuesti ja praeguste vahenditega on see võimalik. Aga see, et koolile raha juurde leida, ega kui me võtame kogu seda haridusreformi, või noh, nii-öelda reformi, mis praegu riigis käib, siis tegelikult selle põhipunkt ongi see,
et kuna lapsi on vähem, siis tuleb õpetajatele rohkem palka maksta, aga seda palka makstaksegi ju selle arvelt, et on ju avalikult välja öeldud, et 500 õpetajat jäävad ilma tööta selle reformi tulemusel, et kui on lapsi vähem, siis on ka vähem õpetajaid ja siis need, kes alles jäävad, saavadki natuke suuremat palka. Aga see, et haridusse ressursse juurde leida, ma ei eita seda. See on vajalik, aga samas ma ütlen ka, et ega eelarves ei ole meil ridade peal kuskil väga seda õhku, mida nagu valutult ringi tõsta, et eelarves ringi tõstmine tähendab ikkagi selgelt seda, et mingi valdkond jääb katmata. Et meie oleme eelarve koostanud praegu nii, et me näeme, et kõik valdkonnad on enam-vähem optimaalselt kaetud. Kui nüüd seda tasakaalu tahetakse nihutama hakata, siis on selge, et keegi jääb ilma ja keegi saab juurde. Ma repliigi korras tahaksin lihtsalt midagi vahele öelda, et mina arvan, et terve meie volikogu ja ka linnavalitsus on võib-olla kõige suurem probleem antud hetkel see, et mina isiklikult tahaks näha, et me kõik mõistaksime ja saaksime aru, et see gümnaasium on probleem. Ja kui me julgeme ühel ajahetkel tunnistada, et on jama, et me vähemalt julgeme tunnistada kõik, et on jama, siis me oskame leida neid väljundeid, kuidas seda muuta. Kui ikkagi keegi meist kahtleb ja arvab, et ei ole tegelikult viga, siis meil ei ole väga suurt lootust midagi parendada. Minu meelest ei ole selles mitte midagi halba, mitte midagi häbiväärset, et me tunnistame, ongi jama. Et ühesõnaga kuskil on läinud midagi müha, et me peame nüüd muutma, me peame selja sirgu ajama, laenama kompetentsi, ostma kompetentsi, olema visionäärid, et mis nagu saab. Selles mõttes, et ma alati, mida ma oma lastele ütlen, lennata tuleb kõrgelt ja tuleb soolida lennata kõrgelt ja kui tiib ei kanna, no okei, laseme natukene lõdvemaks. Aga seda, et me rahuldume nii-öelda nigi-nabi ühesõnaga pinnalt põhimõtteliselt püsimisega, mina ei ole sellega nõus. Et me vähemalt tunnistame, et on jama, et praegune punkt 16. detsember 2013 gümnaasium on jama. Ja hakkame otsima välja. Mis tähendab jama? Ma arvan, niimoodi väljendada volikogu liikmena vist ei ole küll korrektne. Sest lõpetasime kooli 100. juubeli arvutekeeles rääkides, siis 6 aastat tagasi lõpetas 9. klassi 105 õpilast. Nüüd on õpilaste arvud 9. lõpetab 67 õpilast. Ja tegelikkuses on see üldine tendents, kui 9. klassini õpilaste arv on 2/5 vähenenud, siis kus tekib see 10. klass, kui lõpetajatest, 9. klassi lõpetajatest kuni 60% jätab keskkoolis. Nii et kui oli 100 korrutari 60-ga ja kui on 65 korrutari see 60, mis on need arvud? Ja meie keskkooliklassid sügisel olid 35. Ja see 12 on 46, aga see on kõik tingitud sellest, et õpilaste arv esimene see aasta 50, 53 oli sündivus. Eelmine aasta oli see üle 60, teine klass on 89. Kuidas saab seda prognoosida, kui lihtsalt lapsi ei ole? Aga kui me sellega rahuldume, siis me tegelikult teemegi praegu ühesõnaga Mati selles mõttes matame maha mõtte Elva gümnaasiumist. Et kui me nüüd olemegi sellega nõus, et demograafiline situatsioon on selline, siis me matamegi selle mõtte maha. Et meil on tegelikult, kui me võtame siit ühesõnaga Tartu ümbrusest ka, kes on olnud suhteliselt võib-olla lootusetus, võtame näiteks Lähte gümnaasium. Mõtlesid välja õigel ajal, õige asja, on see meedia nüüd, mis tema on, aga see on, mis sinna toob seda rahvast. See on, seal on võimas õpilaskodu, seal on super ühesõnaga keskkond. See on sinna toonud rahvast kooli ja see kool on jätkusuutlik. Mina ei pea alati miinuseks seda, et Tartu on lähedal, äkki on see boonus, et ka näiteks Tartu laps võiks siia käia, nagu põhimõtteliselt Tartu laps läheb Lähte. Et ärme näeme neid asju ainult niimoodi. Ma ei näe, aga ma toon sulle kõrval näiteks, võtame Rõngu, on seal 10 õpilasi, võtame Luun ja 8-9 õpilast, Rannu on kinni pannud, võtame Puhja, tegelikult on see üldine tendents, ma olen nõus, et ongi vaja leida pointi, kui ühiselamut ei ole või õpilaskodu, ehitame õpilaskodu, aga kas see toob
paneme bussi liikuma, algul oli niimoodi, et ei tea, kas seda vaja on, tegelikult on vajadus kahekordistunud, on vaja. Nii et sisuliselt on need ikkagi pikemas perspektiivis tuleb asju vaadata, mitte hetkel see ja tegelikult on niimoodi, ma julgen seda öelda, kui ma vaatan viimast 2-3 aastat olen kuulanud, see on kogu aeg on kool on ikka halb, kool on kogu aeg negatiivne, meie volikogu ja me ise teeme kogu aeg oma gümnaasiumkooli maha, kus see positiivne? Vastupidi, mina just ütlen seda, ma Ihura Hiljega parendaks kooli. Vastupidi, ma ei ole tõepoolest enda lapsele ega mitte ühegi sekundiga mitte kunagi seda sisendanud. Minu eesmärk on just, et ta saaks jätkata Elva gümnaasiumis õppimisega, et mina oleksin rahul, mis siit tuleb ja et see kool püsima jääks. Et see on lihtsalt see asi, et ühesõnaga tunnistame praegu, et midagi on nagu ikkagi meil on midagi ja natuke läinud mööda. Ebaõnnestunud see kodanikuõppe suund. Ma arvan vähemalt, et see niimoodi oli, et praegu ikkagi need 30 õpilast gümnaasiumi astmes on ju liiga vähe. See ei taga ju meile mitte mingisuguste gümnaasiumi püsima jäämist. Aga Elva on piisavalt suur linn selleks, et oleks ikka erakordselt narr, kui meil oleks ainult põhikool. Riigi korras, et olen mina lõpetanud Elva kooli ja mu lapsed lõpetanud Elva kooli ja kui praegu linnavolinik siin avalikult kaamera ees, kus on otseülekandel, ütleb, et Elva kool on jama ja kui volinikud ka ajalehes kirjutavad, et Elva kool on jama, siis ega kui kogu aeg ühte sama juttu rääkida, siis jäävad inimesed uskuma, et see on jama. Ma ei tea, mis asi see jama on, aga võiks nagu valida väljendeid ja konstruktiivsemalt. Vabandan väga selle väljenduse pärast, võtan sõnad jama tagasi. Lihtsalt ei karganud paremat sõna pähe. Lihtsalt järjekordne näide sellest tunnistame, et midagi on viltu. Ja ma loodan aga seda, et me ei arutame asja siis omavahel, saame asjadest enam-vähem ühtemoodi aru. Mina igal praegu lahkun siit volikogus selle teadmisega, et tegelikult linnavalitsus on rahul Elva gümnaasiumi hetkeseisuga. Võib-olla saan ma valesti aru, ühesõnaga Toomase siis ühesõnaga parandani. Mina hetkel mõistan selle ühesõnaga nõnda. Minu meelest on probleem ikkagi globaalne, kui me räägime sellistest 100 000 inimest on Eesti pinnad kadunud ja jumal teab, kui palju 10 000 lapsi on seal teisel pool, kes enam ei ole eestlased või kaotavad oma eestlust kohe. Et siis me ei saa ju tahta ka seda, et Elva linnas oleks niisugune, nagu öelda, oaas või saarekene. Et ikkagi see elanikkond loksub ka siit minema ja sinna ei ole mitte midagi teha. Tähendab, kui keegi mõtleb välja selle süsteemi, kuidas meelitada see seltskond tagasi, siis on võimalik see lahendada. Ja lõppude lõpuks on probleem selles, et kõik need noored naised, kes meil siin on, see sündimus on, nagu öelda, krooniline sigimatuse sündroom. Mina olen kordus puhas, mul on 4 last. Jüri Alispan, minul on 6. Loomulikult me kõik teame seda, milline on demograafiline trend, aga ma juhin selle tähelepanu, et Elva gümnaasiumi probleeme ei saa seletada ainult demograafilise trendi. Kui te võtate sama suured linnad, kas te arvate, et Elvas on keskmine sündivus oluliselt madalam kui näiteks Põltsamaal, Põlvas või mujal. Ja kui te vaatate nendes linnades olevaid näiteks esimese gümnaasiumiklassi, need on vähemalt 2-3 korda suuremad kui Elvas. Nii et see tähendab seda, et pooled potentsiaalselt esimesse gümnaasiumiklassi tulejad ei tule mitte Elvasse, et lähevad Tartusse või kuhu mujale. See on see probleem. Nii et ma ütleksin, et olemasoleva demograafilise tausta foonil ei saa öelda, et kõik on seletatav ainult demograafiline. Ma arvan, et isegi mitte poolt isegi seletada. Suurem osa on selles, et Elva gümnaasium ei ole. Ma olen absoluutselt kolleeg, kes ütleb, et siin on midagi väga valesti tehtud. Võtaks selle teema selliselt kokku, et ma saan aru, et siin põhimõtteliselt ma mäletan, kes selle teema nüüd siin algatas, aga see mõte selles, et kooliga ja kooliga seonduvaga kõik, mis siin kaasneb, koolibussid, õpilaskodud, õpilassuunad ja nii edasi, et see peaks olema nii-öelda väga tugev prioriteet ja selles suunas peaks nagu arutelu toimuma ja need sammud ette vaadata väga pikalt ja põhjalikult nagu läbi kaaluma. Aga ma arvan ka, et see on nagu pigem hariduskomisjoni
küsimus, mitte et volikogu seda ei võiks arutada ja ta peaks seda tegema, aga võib-olla selle sisulise arutelu ikkagi viiks hariduskomisjoni, et seal on ka kindlasti pädevamaid inimesi kaasatud seda nende küsimustele nagu vastama, et me lihtsalt see gümnaasiumi teema on nagu kõrval, seda on enne valimisi üleval ja peale seda. Ma arvan, et me istume siin julgelt töö läbi, kui me seda teemat siin arutame. Et läheks edasi ja konkreetsete küsimustega siis veel, mis puudutab eelarvet ja Heiki Hansen, palun küsimus. Kaks sõna, siis küsimus ka. Ei küsimust, ei soovib. Tahaks tegelikult pooldan mõtet 100% Kadri. Olen koolist tükk maad kaugel juba. Minu lapsed on ka kooli juba lõpetanud, nii et aga 3. aastat käib järjepidevalt mingi jutt, nii et ma saan aru, et kõik näevad, et kuskil on mingid vead ja seda peaks aktsepteerima. Ei ole mõtet tagasi tõugata seda, et demograafiline situatsioon, koolibussid, viga on olemas, otsige üles, seda on juhetatud igal pool. Ärme tõukame komisjoni, näed ise, mis komisjonis tagasi tuleb. Issand, ei saa arvestada, pole seda ega teist tasandit. Tublid on, aitäh. Kas veel küsimusi? Minul on. See puudutab nüüd jälle eelarve seda tulude poolt ja see on Heikile, et siin vaadates seda eelarvet, see tabel, mis mul on, siin on nagu ministeeriumi toetused sisuliselt on kõik nagu nullid. Et nüüd, kus riigieelarve on nagu mingit moodi olemas, et kas siin tuleb mingisuguseid korrektuure või asja, et siin möödunud aastal mingisugused tõsisummad on saadud, aga vähemalt sellel paberil, mis mul on, seal nagu terve rida nulle. See on Haridus- ja Teadusministeeriumil on 0, Kultuuriministeeriumil on 0, Põllumajandus- ja Rahandusministeeriumil on 0. Tähendab, mis puudutab siin kas see pool läheb nagu Põllumajandusministeeriumit ja Haridus- ja Teadusministeeriumit ja siin on Haridus- ja Teadusministeeriumi puhul on olnud mingid projektitoetused, mis nende ridade peal on. No need on olnud ja Põllumajandusministeeriumi rea peal on kooli piimatoetus, mis pannakse siis eelarvesse, kui see summa on teada. Et need on nagu konkreetsed sihtotstarbelised vahendid. Kultuuriministeerium on staadioni renoveerimine, mis tuli ka sihtotstarbega ja ma loodan, et järgmise aasta eelarve rea peale saab noortekeskuse katusega on nagu töövõit olemas, see on väga hea. Aga et need nullid siin, need lähevad ka mingisuguse võrra natukene lõbusamaks, et ta päris null ei jää. No mis puudutab Põllumajandusministeeriumit, siis sealt ongi see konkreetne koolipiimatoetus, kui see summa pannakse paika aasta algul, siis ta tuleb eelarvesse sisse täpselt sellises summas, et seda antakse. Okei, lihtsalt see küsimus veel, et siin on nagu valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused, on täitmine see aasta olnud nagu 10 000 ja muudelt residentidelt on olnud ka peaaegu 8 000. Et see 18 000 on ka päris suur raha, aga järgmise aastal on seal 0 ja 0. Mis rahad need olid? See 10 000 vastavalt ja 7900? Siin on nagu tegemist tegelikult sponsorsummadega. Päris suured sponsorsummad tulid see aasta seoses Metsapealinna ja Elvalinna juubeliga. Tulid sellele Vanemuise orkestrile, ma praegu ei oska niimoodi hetkel öelda detailsemalt, aga päris suured summad tulid siin erinevatel firmadelt selle Vanemuise orkestri toetuseks, poliitiline toetuseks. Ja üldiselt on siin see sihtfinantseerimine tegevuskuludeks selline valdkond, kus me oskame täpselt planeerida ainult ütleme, mis täpselt planeerida, teederaha, mis ilmselt laekub, kas nüüd just sellises summas või väiksemas summas, see nüüd muutub. Ja Rahandusministeeriumit tulevad õppelaenud, seda ilmselt ka tulevad, kui need aasta lõpuga need summad nüüd täpsustuvad. Aga koolipiimatoetus tuleb tarbimise järgi, kõiksugused Haridus- ja Kultuuriministeeriumist, need tulevad konkreetsetele projektidele ja eelarvesse võetakse nad siis, kui nad on laekunud. Okei, arusaadav. See samamoodi Euroopa Liidult siin on ka mingi summa 3900. Jah, see koolipiima ja koolipuuvilja toetus tulebki. Osa tuleb Euroopa Liidult, osa see tuleb läbi PRIA. Ja see tuleb siis, kui lähevad need koolist tarbimise aruanded. Need aruanded kontrollitakse ära ja siis tuleb see toetus linnale tagasi.
selge, siis ma küsin sedapidi, kas on kusagil võimalik saada mingisugust ülevaadet, kuhu on linn, mida linn on taotlenud näiteks järgmiseks eelarveaastaks, kes, kus, millistest fondidest ja kui palju täiendavat raha? No, üle selle eelarve. Neid summasid siin kindlasti sees ei ole. Linnavalitsusel tõenäoliselt on mingisugused taotlused, kuhu kesitatud või... Kevadises KIK-i taotlusvoorus on plaanis minna taotlema selle komposteerimisväljaku ehituseks toetust ja praegusel hetkel ei ole vist vastustatud platvormidele, Arvijärve platvormidele, mis on juba mitmendat korda esitatud toetus. Ja homme läheb teele taotlus Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile transiitteede rahastamiseks. Ja see läheb käotee, kõnnitee peale, aga sealt ilmselt väga palju lootust saada ei ole, sellepärast, et võib arvata, et seda väga transiitteena ei käsitleta seda. Mul oleks ettepanek, et järgmiseks lugemiseks me saame selle ka mingil kujul nagu panna nagu paberil, et me saaks seda vaadata, et 2014 oleme esitanud järgmised taotlused sinna, et rahaliselt oleks näha mingisugune summa, et kui palju me siis täiendavalt sellele, mis meil siin on jagada või ümber jagada, oleme teinud taotlusi, et see oleks nagu selgelt näha, et see on võimalik. Jah, tähendab, mis on taotlused esitatud, et paljud taotlused on plaanis esitada, kuna need voorud avanevad alles kevadel. Väga hea, pange kõik sisse ja see märge ka juurde, millal avaneb ja kõik muu, et oleks nagu näha, et linnavalitsus on praegu taotlenud raha siin N summa, mõned meetmed avanevad, et mingisugune arusaamine nagu tehtud. Väga hea, Reet kohtunud on küsimus. Ma esmalt pean sulle endale ütlema, et ma ei saa päris nõustuda, et me linna eelarve kohalt peaksime teistest asjadest ka peale hariduse rääkima, et haridus peaks see kõige olulisem ikka olema. Aga teisi küsimusi on ka tõepoolest, mis ei tähenda, et haridusele peaks endiselt rohkem tähelepanu pöörama menetlusele. Aga teine küsimus puudutab noortekeskuse remonti ja see on üldistatud real noortega tegelemine, noorte heaolu. Et eelmisel volikogul, mis Taim vedabki juba tegi ettepaneku, et pigem on tegemist linnavara korrashoiuga, mis puudutab fassaadi ja katust, et eks peaks see siis võib-olla üldse teisel real olema. Küll aga lisaks kuulsin ma seda, äkki oskab linnavalitsus selgitada, mida noortekeskuse remont üldse ette näeb, et mina kuulsin, et noortele või sellest pinnast nagu kasutada jääma 8 või 10 või väga väike osa, et ülejäänud on nagu teine kõik. Noortekeskuse sellest terve teine korrus jääb puhtalt noortekeskuse käsutusse. Alumisest korrusest 2 ruumi jäävad huvitegevuse käsutusse, mis on ka noortega seotud, läheb kunsti ja keraamika tegevus läheb sinna. Ja praegusel hetkel jääb rentnikuna sisse fotograaf, kes seal on, ja alumisest korrusest peaaegu 3% on rendile antud ettevõtjale, kes hakkab sinna kohvikut tegema. Aga ülemine korrus, terve nisti siis noorte... Terve ülemine korrus. Palju neid noori on? Kas kuidagi mõõdetakse seda kasutamist või? Seda peab... Tantsstuudio saab sinna oma väikse harjutuspinna. Väike muusikaruum. Noortekeskusele konkreetselt siis on siis nagu väiksem pind pigem teised organisatsiooni käivad. Tuleb ikkagi teine korrus. Ma võin repliigi korras ütelda, et kui võtta noorsootöö seadus ette, siis noorsootöö seadus mitteformaalne haridus on üks noorsootöö funktsioone ja külgi ja see tähendab, et huvitegevus on samalist noorsootöö. See on üks funktsioon mitteformaalne. No ja selles valguses, kui me võtame need investeeringud ja kõik sinna majja, mis nagu jagame reis nagu ära, siis see on nagu... Võin ütelda sulle, et huvihariduses on meil praegu 280 last ja noor pluss mind. Väga hea, kui me võtame palju neid spordis on ja jagame per naasa nagu ära, siis on nagu näha. On hõlmatud siis igapäevaste külastustega pluss siis ütleme noorte volikogu tegevus ja veel laiemalt auditoorium. Ja okei. Kus keraamika riigid praegu asub? Praegu on täiskasvanute ja laste keraamika varahalduse ühes peal 10 ruutmeetrit. Mitte varahalduse pinna peal, vaid samas majas, kus on... Aga oli gümnaasiumis?
gümnaasiumis oli mingisugusel hetkel, sest gümnaasiumis asub praeguseni meie esimene põletusahi ja seal käiakse ka praegu põletamas ja sinna ka mina tahtsin suunata täiskasvanud, kui nad ütlesid, et ruume on ritsikuses, aga täiskasvanud kõik keeldusid ka, tahtsid olla selles ruumis ja praegu ootab meid siis nüüd juba teine põletus, me jätaksime gümnaasiumile, see on meil juba huvihariduse rahade eest projektidega saadud ja läheb siis sinna kuudame. Saunad täiskasvanud ja laste. Kas saunamaja näol on siis tegemist ikka osaliselt ka kultuurikeskuse ruumikeskuse huviharidus. Sest meil ei ole ju praegu Sinilinnas huvihariduse jaoks rohkem või 2 koridorit. Saunamaja. Nii, kas on veel küsimusi? Ikka on selle eelarve osas siis? Tundub ei ole. Et sellega ettepaneku Elva linna 2014. aasta eelarve esimene lugemine lugeda lõppenuks. Et kes on selle poolt? Palun käega märka anda. Meil korra ikkagi peaks seda mainima, et kas see linnavalitsuse remont jääb sisse või ei jää, et siis oleks nagu linnavalitsusel teada, kuidas edasi tegutseda. Selle peaks nagu vähemalt selle teema ära. Kui volikogu praegu kinnitab nagu head, siis ta nagu jääb sisse, kõik selle punkti nagu eraldi läbi jääda. Mul on ettepanek ka sama valdkonnas, et ärme jätame täielikult välja, vaid osaliselt, nii kui maakeskkonnakomisjonil oligi ettepanek olemas ja sellega saab piisavalt selle saali ilusasti kenasti korda teha ja istume aasta aega samas ruumis veel, aga selle saab selle sama rahaga korda teha. Eks oleks niimoodi, et 10 000 eurot jääks selle saali korda tegemiseks ja 40 000 siis läheb ei, vastupidi. 40 000 jääb siis ümber jagamisel. Jagamisel, jah, seda saali korda, Nüüd ligi korraks veel seda, et ma olen seda võistluskomisjonis rääkinud, see saal, kas siin on volikogu istungid, see on meie otsustada siin ja ma ei arva, et selleks on vaja mingit pallisaali vaja, selleks ei ole autotöödest remonti vaja. Aga kuna siin on praegu ikkagi senikaua, kui meil ei ole korralikke ruume, klassikalised muusikakontserdid ja kunstinäitused, siis ma ütlen juba 2-3 kunstnikku, nähes seda olukorda, mis on valgustuse ja pragude ja selle välimusega, ei olnud nagu siia oma aega. Ma soovitaksin kunstnikel siis investeerida, moodustada selline tugev grupp ja teha üks korralik eragalerii Elvasse. Et rentida hea hinna eest need ruumid, mis seal on, ja ehitada galeriiks välja, see on maailmas väga levinud praktika. Elvas muidugi neid kunstnikke nüüd nii palju ei ole, mina ei räägi praegu Elvamadest, ma räägin kõikidest suurematest. See ainuke koht on siin, kus on suuremad toonad ja Sten Põldrood oli siin järgmine pidi olema. Reet, sul on kommentaar? Mul on kommentaar, et 10 000 tundub olevat väga laestavatud summa, et ma vaatan, et värv on selle ruumi mõnest kohast maas, et ega ei ole nagu päris 156 000 Eesti kroonise remondiraha need ei ole. Fred, sellega 10 000 seest saab teha veel ka noodruumid samamoodi sanitaarsed korda, nad ei ole väga hullud juurde. Sellised? Jah, kõrval. Panga. Ise on välja rinda. Me peame nüüd kokku varsti lepina ettepanek, et kas me jätame seda 10 000 eurot sinna alles või ja paneme 40 000 ulatust siis sinna hääletusele. Kas tundub, ma lihtsalt praegu küsin, kas see tundub okei? Et paneks siis, ei tundu okei? Ei tundu okei. Ma vaatan, kuidas siis väheneme seda summat okei, tundu järgi rääkida. Vaatan, mis hääletus ütleb, et paneme mingi summa panema, millest ei saa. Ei, see ei ole päris nii, tegelikult saab küll, kui on ikkagi ette nähtud seda raha näiteks 50 asemel kas 10 000
või 10 000 asemel 5000, jah, siis võetaksegi nagu ettevõttel kinni, tuuakse siia, öeldakse, et 5000 euro eest tuleb see asi ära teha. Moel ta ei ole midagi, niimoodi kapitalistlikus maailmas asjad käivad keegi. No ei tule kindlasti ettevõtja 5000 eest 15 000 tööd tegema, et ka võite siia tuua istuma panna, ta ei hakka seda tegema. Ei, aga me küsimegi siis sellel juhul, et meil on tarvis teha seda ja siis ta ütleb, et selle raha eest saabki seda ja seda. Et ega me ei pane teda olukorda, kus... Kolmandat ei saa. Esimese viis ja mitte puued. Mina olen isiklikult pool. Teeme niimoodi, et paneme seda 50 000 ei ole võimalik seda raha juurde tuua. Et võtame see 50 000 siin eelmast, aga leiab see 50 000 uut raha ja teeks need ruumid ikka korda. Eelarve piirest on mingit toetusraha selle ruumide remondi peale. Nii, palun vaikust. 25 000 varahaldusest ja 25 000 soojamajandusest. Paneme praegu punkti niimoodi hääletusele, et terve 50 000 ulatuses ja võetakse pakkumised, kui palju see selline väike sandremont siin nagu maksma läheb konkreetsete asjadega ja seaks sinna näiteks mingisuguse piiri, mis siis saame üle vaadata, me panete siis reserv rea peale praegu ja siis sealt on võimalik seda ümber vaadata. No mis me reservitame mitu korda, 10 000 eest saab siin remondi nagu tehtud. Ei mõtleb äkile 5, et siis me võtame selle pakkumise ära siin vahel. Ma ei tea, et siin on lihtsalt erinevad ettepanekud, et paneks seda tervenisti hääletusele või jätame see 10 000, siis praegu kohe see jäänu... Ei, omavalitsus ei saa pakkumis võtta, see peab küsima lihtmenetlusel. Pigem ma rõhun sinna... peale võimegi teha lihtmenetlusel. Pigem ma rõhun sinna, kas linnas on kompetentsid hinnata ära ise, palju see maksma läheb. Minu arust see ei eelda suuri teadmisi, kui ollakse selle tööga tegelenud, et see ei ole pargiehitus, et teeme 2, aga et me ei tea neid töömahte pargis. Jah, oskan öelda küll, et kui kodus vaja tapeeti vahetada, siis ma oskan öelda, palju see maksma läheb. Ja siin on sama. Ja see orienteeruvalt see 10 ongi sellest tulenenud, seepärast, et nagu te näete, siis tegelikult tuleb siin ka põrand vahetada, et kui on pelgalt seinte ülevärvimine, siis see loomulikult 10 000. Ei, mul ongi plõin enne, et mis teeks spetsiaalselt arvati, kas 10-ga saab ruumi korda üldse. Volikogu ei pea kogu aeg siin istuma, meil on väga palju allasutusi, kus me võiksime koosolekuid pidada, võib hoopis teine üle, me ei pea ruume rentima, koolimaja, lasteaed, matkakeskus, mis iganes, eks ole, on huvitavam ja teisipidi on sellel ruumil kasutust, kui on siin koorid ja tantsuringid, ei pea mööblit laiali kokku tõstma. No üldiselt koolimaja ja lasteaedade saalid on päris hiliste õhtutundideni hõivatud. Ja kui mõni õppeklass, kokandusklass näiteks on koolis väga ilus. Matkakeskus. No jah, ma arvan, neid pleisse on küll, kus volikogu saaks pidada ja ei ole ju, ma ei oska öelda, kui palju seda tehnikat sinna kaasa peab vedama. Vist mitte aga teeme konkreetse hääletuse, et 10 000 siis jätta ikkagi siia sisse räägida. Ja 40 000 ulatuses siis tõsta see, ta on hetkel investeeringute real, et kas siis investeeringute real, kui ta ei pea seal olema, et on võimalik kuskile mõjale käinud, mis iganes, et lõppkokkuvõttes me saame otsustada, kuhu see siis paigutada. Aga kas see on nii lihtne, et investeeringute rea pealt tegevuste rea pealt? Ei, ma küsingi, et... Ei, no kui investeeringute rea pealt tõsta põhitegevuse kuludesse, siis see tähendab seda, et kui sinna tulusid järgi ei leita, siis põhitegevuse tulem jääb selle võrra väikeseks. Et kõige parem oleks seda raha jagada ikkagi investeeringute peale, sest sellisel juhul see nagu eelarvet ei mõjuta. Aga kui soovitakse teda põhitegevuse kuludesse jagada, siis kui tulusid juurde ei leita, siis eelarve tulem jääb väiksem. Mitte eelarve tulem, vaid põhitegevuse tulem.
ärme teeme niimoodi, no hea, kui me selle raha eest ikka midagi konkreetset saame, muidu meil on aastane raha jagamine ja kõik on natukene õnnelikumad ja ikkagi tegelikult pole kuskilt midagi saanud. Konkreetne hääletus siis, et jätame linnavalitsuse hoone remondi rea peale 10 000 eurot ja 40 000 eurot paneme investeeringute rea peale. Tähendab, ma kohe kommenteeriks, et volikogu võiks teha praegu otsuse, et 40 000 selle otstarbe pealt tõstetakse ära, las ta jääb sinna samma rea peale, volikogu otsus on taga, järelikult see 40 000 läheb 2 lugemise vahel ümber jagamisele ja ta tõstetakse siis sinna ridade peale, kuhu ta ümber jagatakse. Nii on mõistlik. Okei. Oleks muudatusettepanek. Ja minu ettepanek on see, et üldse mitte mingisugust remondist rääkida, seniks kuni on ette nähtud tõstatatud küsimused haridusvaldkonna finantseerimise osas lahenduse leidnud. Pärast seda võib tegeleda eelarve teisel lugemisel ka linnavalitsuse ruumide remondiga. Kuidas sa selle sõnastad siis? Põhimõte on see, et 50 000 võtta linnavalitsuse ruumide remondist välja, et me praegu jagame seda pisikest raha, mis ei ole nii oluline selle asemel, et suurte asjadega tegeleda. Et küsimus siis selles, et mitte 40 000 keegi suht või 50 000. Okei, paneme need mõlemad summad hääletusele. Et kõigepealt hääletame 40 000 ja siis hääletame 50 000. Et kes on selle poolt, et 40 000 ulatuses linnavalitsuse hoone remondifond muutub väheneks. Kes on selle poolt, palun anda käega märku. 40 000 ulatuses praegu. 8, kes on 8 poolt, kes on selle kes on selle vastu, palun käega märku anda. Hääletame. 9 vastu, erapooletuid järelikult ei ole. 40 000 siis jääb ära. Läheb sama küsimus 50 000-ga. Kes on selle poolt, et kogu summa ulatuses linnavalitsuse hoone remont nii-öelda ära jätta? Antud kontekst. Antud kontekst. Just. 1, 2, 4. Tiivaas ma ei näe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 poolt. Kes on selle vastu? Palun käega märku anda. 1, 2 vastu. Erapooletuid, palun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 erapooletuid. Mina ei hääletanud, sest ma ei saa enam asjadest aru. Millest sa täpselt aru ei saanud? No nendest natsukäikudest siin. Et hetkel on siis niimoodi, et 50 000 ulatuses nimetatud rida siis linnavalitsuse eelarvest välja võtta ja kuhu see raha täpselt läheb, et see siis selgub 2 lugemise vahel. Need ettepanekud teadsid. Aga nüüd palun kogu eelarve esimese lugemise hääletamine, et kes on selle poolt, et Elva linna 2014. aasta eelarve esimene lugemine lugeda lõppenuks. Palun anda käega märku. Kes on selle poolt? Lugeda lõppenuks.
9 poolthäält, kes on vastu, palun käega märku anda. 8 vastu. Otsus vastu võetud, eelarve esimene lugemine on läbi. Palun siinkohal teeme 10-minutilise vaheaja. Teeme 5 minutit ja lähme volikogu istungi edasi.